No nii, juba käib. salajutud. Salajutud, season 11, episood 2. 2. Teie ees on Kristina Pärtelpoeg ja Mallukas. Või oota, nagu ütles Hannes kodukeset linna, Mallukas ja Kristiina Pärtelpoeg. See on nii haige, nagu you did not get that right, aga no pole hullu. Ta on nagu legend, see on fine. Jah, ta oleks võinud öelda meile kuradi Pille ja Toomas ka ja ma oleks läinud. Tema on vist kodukeset linnast inimene, kes sallib meid. Yeah. Ta oli nii tore, vaata kõik, ma kõndsin tast, vaata, tema andis sulle auhinna ja siis ma nagu kõndsin mööda, aga mul tekkis nagu see, et kas ma talle kätt või siis ma ei teadnud ja mu aju ei töötanud ja siis ma lihtsalt läksin mikri juurde. Siis ikka, sa kõndsid tast nii ülbalt mööda, aga see ei olnud üldse nii. Aga sina nägi, kuidas me Backeris pärast hoidsime käest kinni, läksime koos trepist alla ja... Sa ei hoidnud tal käest kinni? Jaa, me hoidsime käest kinni, tulime koos trepist alla. Ta toetas sind, mitte nagu selles suhtes, et imelikul ma ei olnud nii purjus, et ta pidi mind toetama. Ei, nagu ta aitas sind nagu trepist alla. Nagu härrasmees, aga kui sa ütled, hoidsime käest kinni, siis ma kujutan, et lava taga hoiate. Ei no jaa, et ma nagu... seda ma küll ei näi. Ei, ta toetas mind jah, et siis mõtlesin, et jah, me ei käinud, aga ridir alla, käes kinni trepist alla. Et jaa, et selles mõttes, et me Backeris rääkisime, ütlesin ka, et ma olen suur fänn, siis ta oli mis asja? Mis asja? Ma olen mingi kodukeset linna, OG-st aga mingi, ta oli üllatunud, vaata, nagu kui ma ütlesin Kristjan Jõekaldale, et oh my god, love you, siis ta oli mingi, mind vana mehest, ma lähen mingi, sul pole kortsa isegi näost nagu Kristina armastab kõiki. Vanu mehi. Aga samas mulle meeldivad ka vanad mehed. Ei, nagu minu jaoks on see nagu, minu jaoks on need inimesed, keda ma vaatasin telekast, kui ma üles kasvasin, kui ma mingi, mäletan, et kodukeset linna hakkas vaata uudised ära ja siis hakkas kodukeset linna, siis ma teadsin, et kodukeset linna saab läbi, siis ma pean, mul on pool tundi aega, et ma pean hambed pesema magamine, ma pidin oligi jah, 9-st magamine, ma 8:30 sai läbi ja siis pead hakkama nagu ennast nagu, et ühesõnaga see oli nagu minu lapsepõlve osa ja siis nüüd ma olen nagu nende inimestega, keda ma fännasin, on ühes ruumis ja ta annab mul auhinda üle ja Kristjan Jõekaldaga teeme naltsi ja räägime, et mul isegi savi sellest pildistamisest alla auhinnaga, et ma olen Kristjan Jõekaldaga jäppida, vaata. Et niuke kuidagi selline, minu jaoks on see nagu nii sür moment, et need, keda sa fännasid, nüüd sa oled nagu nendega ühes ruumis. Mul on nii kahju, et ma ei ole kunagi kedagi fännanud. Nagu, ma ei tea, mul on nagu selles suhtes hea, et ta on nagu legend ja muidugi ma mäletan teda, aga ma nagu ei fännanud vaata kedagi. Ma fännasin, kui seal kodukeset linna, ma ei fännanud, aga kas see Henry kasvas suureks lõpuks? Nad Sergo Vares, nad vahetasid vaata. Siis ma olin mingi, who's that sexy bitch? Aga ma nagu ei fännanud per se, aga ma mõtlesin, et ta on hot as fuck. Ma mõtlen, mul oli see Kadri Adams, vaata ta liist, ta oli niuke see, et vaata niuke crazy. Ja. Ja siis see Indrek Ojaru, jah, kes mängis siis, seda perepoega, ma vanemat, mis ta nimi seal oli. Ta oli ka nii fun, sest ta mingi joodik, vaata ei õlut kogu aeg, kuidagi ta on niuke lõbus ja siis naabri Guido ja kuidagi lihtsalt ma ikkagi fännasin ja ma mäletan, ma ikka vaatasin telekat ja fännasin. Ei, ma ikkagi vaatasin selles suhtes ka seda ikka, iga eestlane vaatas kodukeset linna, ma ei tea, kas on inimest meie vanuses, kes ütles, ma ei tea, mis on või nagu, see on nagu vaprad ja ilusad, muidugi sa oled kunagi vaadanud. Jaa, ei, see oli nii, see oli super ja lihtsalt kuidagi mulle tõesti väga, ühesõnaga, et oligi, et siis teage, et ma ei olnud siis Hannese vastu ülbe. Minu aju jooksis laval kokku, mina ei mäleta, kas ma kallistasin teda või? Ma ei tea, ma räägin, et te ei saa aru, et see hetk, kui sa lähed siin lavale, tegelikult ma tahtsime Tanelit veel tänada, hui tänasime. Et nagu mingid, selles mõttes, et nagu pooled asjad, nagu me lihtsalt olime, oh my god, mis me nüüd teeme, vaata, et see, pluss ma olin päris plämmis ka, ma poolt kõne ei mäleta. Sa olid õhtu lõpus ikka vahepeal... Ma olin thank god, et meie ka õuin kohe antakse. Ma ei saanud isegi aru, kuidas võimalik on. Me istusime kõrvuti, minu meelest ei joonud nagu mingi... Ma lasin tekiilat. Kus sa tekiilat sai? Paarist võtsin veel 3 tükki, sa ütlesid, et see show ajal liikuda ei tohi, siis mõtlesin väga hea. Võtsin 3. Need kokteilid olid kõik sulle või? Jaa. Ma nägin, et sa tulid lauda nendega, ma mõtlesin, et sa tõid sõpradele. Ja sellepärast, ja ma olin mingi, meie kategooriast mingi 2. või 3. ja ma mingi thank god. Sest et ma arvan, et kui ma läks lõpupoole, siis ma oleksin, no nii, rahvas. Ja mul oli see, et mingi mulli pakuti seal on ja see oli tervitusjook, ma võtsin natukene, aga kohe mulle öeldi, vaata, et TV3 tahab intekat teha, siis ma olin mingi, okei, ma ei hakka mingi jooma praegu. Siis ma olin mingi, okei, ma tahaks nagu auhinna kätte saada. Siis kõigepealt saimegi ju meie. Ja siis ma olin mingi, okei, ma ootan selle teise kategooria ka ära. Ja siis oli juba pidu läbi, nii et ma läksin koju ja.
ma ka pikalt ei aga jäänud. mul oli järgmine päev ikkagi nagu mul pea niimoodi valutas. See martiini, ma ei I'm suuda. so sorry, aga see oli kõige odavam jook, mida seal Nad olid pakuti. sponsorid, vaata. Ma Ja saan siis aru, see ongi aga see tasuta on- andud. Muidugi, ma arvan. jah, Või odavalt. tasuta asja üle ei Ei, vaielda, millest onju. vaata. Aga see on jube peavalu tekitab Ja, see õnneks ei jook. olnud asti, vaata asti oleks järgmine päev oleks Ei no seda ma poleks suutnud juuagi. ja see on hästi magus ka, Mhm. aga see Prosecco, ütleme niimoodi, et no oli see lauas, no ikka sa natuke joodud seda ikka, onju. Aga jah, et see oleks mu esimene valik, aga väga viimane valik. Jah, et ma mõtlen ka, et ma ei joonud üldse palju, aga tõesti pea niimoodi tagus järgmine päev. Pidin 2 korda valuvaigistit, võt mul nagu haamriga oleks pähe löödud. Ei, selles mõttes, et oli äge pidu ja jah, et ärge siis arvake, et ma mingi ülbe olen ja austa oma elders. Mina Väga arvan, et see on austan. väga ülbe. Just saying. Ütle, Mis see on? Mu Kägista. väike kael. Jah, see Nii väike kael. pisikene. ja sa oled nii tiny. Nagu lapse kael. Miks sa nii ei teinud? Aga ei, ühesõnaga fun and games ja räägime sponsoritest ja No räägime. Mis sul rääkida on? Kes meil on? Respin. Respin on meie uus leivaisa. Crisp leivaisa. Crisp leivaisa ja Respinil on siis kampaaniad praegu, uue kliendi siis kampaaniad, et on siis Respin on Eestis loodud kiirkasiino, et ei ole siis Väljamaine. jah. Great. No loomulikult ulakas kaunitel, kellel on see ökosmöko vibra välja tulnud, saate otsikuid vahetada. Mina ise mõtlen, mis nende erinevate nojah, võtaks see perse või? See on mul alati Sa tahad kõike perse panna. Ma ei taha, ma mõtlen, äkki käib, siis peab ju. Kui juba terve seti ostad, mõtle see on ju Igas sauku. tahaks ju jah patt jätta üks kasutamata, et kui juba See oleks täiega huvitav tegelikult ju. perse panna midagi või? Ei no seda vibreerivat, vaata, noh, et ei ole pattplaag. Ma kardaks, mis situks täis. Väike soolepuhastus ei tee kunagi halba. enne kui magamistoas mässama hakkad, siis Jah. tee ikka kuskil mujal ära enne. Väike klistiir. Miks ka mitte? Fitness is your passion. Aga jah, et siis need on niisugused ökod ja siis nii-öelda igavesti põhimõtteliselt saad kasutada neid ja nendel on ka vist see, et need on sellest, no mis see materjal on, kohe ütlen. Kummist. Ja sellega on see, et muidu ei tohi ju, et silikoon tähendab, vaata, see silikoon, muidu sa ei tohi vaata silikoonist, need mänguasjadel kasutada silikoonist seda libestit, siis nendel mänguasjadel võib. Okei, ma isegi teadnud seda by the way. Ja, et kui sul on silikooni baasil mänguasi, siis sa võid vee baasil libestit kasutada. Mis siis juhtub muidu? Sest et silikooni, oota, et aju läheb nii errorisse. ja tavaliselt ei tohiks silikoon baasil libestit kasutada silikoon kattega toodetel, aga seda võib, aga nad ei ole, miks ma arvan, et võib-olla siis hakkab sulama seal võimalik. Ma ei kasuta üldse libestit, nii et. Sa oled ise piisavalt libe. Ma olen nii märg. Moistes. Appi kui nästi. Nii nästi. Jälle oleme tagasi. Rõveduste lainel. Ma tavalises mahlas. Mina veel eriti mahlane. Appikene aitab. Ja siis on muidugi need Yes for Love vibreeriv orgasmikeel ja Yes for Love fisimassaaživaht, mis sa Okei, aga mina proovisin eelmine episood seda massaaživahtu, proovisid orgasmikeeli siis. Kas ma panen see kohe summutisse või? Pane summutisse, jah. Keera selg, vaata ära niimoodi. Ei, no mis me ikka hakkame siin? Me oleme kõik omad inimesed ju. Tõesti. 11 hooaega siin oldud ka, et. Rulliku. Palun keera selga, pane peale. Ma vaata enne käisin vetsus, ma oleksin selle kaasa võtta. Jah. See lõhnab hästi. Igatahes ma annan teada, kas mul tuleb extensions and intense pulsation. Äkki ma arvan, et see kliitori peal Ma arvan, ka kliitor on ju palju tundlikum. Võta selle koju kaasa. I will let you know. Hoian teid kursis, sõbrad, ärge ütlema. Okei, väga hea. Selleks ajaks, kui see episood on eetrisse tulnud, siis Kristin on juba, pane sinna kirjeldusse, vaata. Et kas töötas? Yes or no? Jah. Ja ulakas siis kehtib sooduskood salajutud ja saate ikkagi üritust seal korraldada ja siis ka või neid enda üritustele kutsuda.
Magda Beauty. Magda Beauty vana hea, seekord räägime näiteks Margot ja Tita lõhnadest, et Ja, vaata, sul oli... ma proovisin jah, eelmine episood neid 3 uut. Ma ütlen, neil on nii suur valik, et ma tõesti e-poest selles suhtes soovitan teile ainult tellida sellisel juhul, kui te olete neid juba nagu nuusutanud kuskil. Ma ütlen ausalt, et nagu neid Magda Beauty poode nüüd on nagu nii palju. Meil on üks siit podcastist üle tee ju. On või? Ja, ma käisin nüüd oodatel just järgi. Siis üks on Kristiines, siis on seal Rotermannis. Mõtlesin, ma tahaks ühte lõhna kotti toppida. Weekend Paradise. Need olid kõik ülihäd. Jaa, ma räägin, minitooted on minu guilty pleasure nagu. Väärtud minipeenised, aga ülejäänud nagu kõik, mis on mini nagu. Ma ütlen kohe ära, see La Femme Parfaite, see mulle ei meeldi. Okay. Aga vaata, osadele inimestele meeldib see mutikas. No näiteks siis Chanel No. 5, minu jaoks see on ehe mutikas, aga samas see on üks enim möödub parfüüm, et maitsed on nii erinevad. Need on jumala head kõik. Siit mulle see, kui jälle mutikad meeldivad, siis nüüd teate, mida kui kelle meeldib Chanel No. 5, siis see on siis võib meeldida küll see. Okei. Nii et ühesõnaga, need on ka siis praegu, või tähendab, ühesõnaga kogu pood on praegu -15%, kui sa ostad selle alates 35 eurist ostust, aga meie sooduskood salajutud 20 siis kehtib ka nagu nii. Ja siis on ka see, et ta ütles, et me võime enda lemmikut ka välja tuua ja minu jaoks on ikkagi see sprei, mis ma nüüd sulle kaasa andsin suveks ja siis Sisters Aroma kollane dušikeel. Trust me, see on nagu see. Kollane on parem veel või? Oota, ma nustan seda korra, aga see kollane on nii hea, ma lihtsalt praegu viimast tilka üritan kätte saada. Totsiku katki tegema, see lõhnab ka mega hästi. On või? Jaa, see on nii hea, aga see on ka väga hea. See on väga hea, jah. See on väga hea, aga kollane lihtsalt nagu kuidagi, niuke lõhnaõli veel. Tead, mis dušikeel mul kodus on või? No. Mul sai otsa. Poes ei ole, vaata. Või tegelikult okei. Poes ongi ainult faad ja niimoodi, seepärast ma olen hakanud tellima nagu hästi palju dušikeele ette vaata, et nagu, et siis on jah, nagu otsa saab. Olemas. Ja. Nii et Magda Beauty siis minge vaadake, mida ja, ma pean endale ka tellima, sest et see on naeruväärne. Paa peal olla. Minu staatuse juures. Kuigi ma traumatiseerisin, ma olisin see Gretaga, et saada mulle Sisters oma dušikeel, vaata uus, et mul on otsas, aga ma võin selle sulle siis kaasa anda. Et ma ei peaks faaga pesema. Ja siis ma lähen lihtsalt ütlen, olla mul uus. Ja kollane. Jah, ei tegelikult lihtsalt see oli päris hea tegelikult, aga selles mõttes, et mul on praegu mul on veits veel alles, et saab hakkama, nii et küll siis toob mul uue. Ja kui täitsa otsa saab, sa saad ju alati võtta selle boxcutteri ja lõigata see plastik lahti ja ikka viimse tilgani, vaata. Saab vett, ma saan korgi pealt ära keerata, vett sisse panna. Aga see, miks minna otsa, kui saab ringiga, on ju. Hakka kohe lõikama ja möllama. Siis meil on Marcella Beauty. Marcellaga on see, et nagu meil ei ole palju rääkidest, et on nagu kõik, kes on meid kuulanud pikalt, teavad, et juukse kasvuseerum. Ma soovitan teil vaadata Marcella Instasse, siis sinna inimesed saadavad vaata oma neid before and after pilte ja need on ikka tõesti ulme. Need on väga head. Et mul on ka vaata praegu hea see, et enne mul olid need keratiinid, siis ma ei saanud õli kasutada, aga selle kinnitusega ma saan õli kasutada. Nii, et saad ikkagi oma juukseid nii-öelda. Ja ma ütlen ka, et mis mina väga tihti teen, on see, et ma panen see lööseks pähe. No sul on see müts. Ma praegu mõtlesin, et ma ei taha pläkerdada. Ma olen, kusjuures tead, ma olen see mütsiga, aga ma olen niimoodi ka, et kui ma olen nagu ei ole mütsi pannud, siis tegelikult ei pläkerda see padjapüüri. Ma ei tea, miks, aga ei pläkerda. Lihtsalt see lõhn jääb sinna külge, aga see nagu see ei ole. Ei tee. Okay. Ausalt, ma olin ka üllatus, mul kogemata ükskord panin pähe ja see müts oli mul nagu peast ära tulnud, sest et see on harjunud, kui mul on patsid, siis mul on nagu suurem pea ja siis oli nagu välja veninud see müts, siis kui ma ilma patsideta panin, see kuidagi magades oli mul ära tulnud ja siis hommikul oh my god, vaatasin, et ühtegi õliplikki on, siis padi lõhnas nagu see keel, või see õli, aga mitte ühte ja seda ei olnud ka. Okei, no ühesõnaga omal riskitol. Ja mõni võib ka, mis ma kunagi vahepeal tegin, panin lihtsalt rätiku ka padja peale. See on ikka fine. Ma sahmin unes nii palju, et ma kardan, et mul see rätik lendaks kohe. Ma sahmin ka, aga kuidagi, ma ei tea, siis mul endal nagu, ma ei tea, mul on nagu kuidagi... Sa pead õmblema rätikutest padjapüüri. Jah, aga ei, tegelikult see on väga nice, et just, et tead, kui ööseks panna lihtsalt, et ta soovitas tund aega enne pesema minekut, aga tegelikult kui sa näiteks juba tead, et õhtul ta peab pesta ja tegelikult sa oled päeval kodus või mis iganes või mingi laupäeval või päeval teha, on ju. Et siis paned seal hommikul pähe ja siis õhtul pesed maha vaata, midagi sellist saab ka teha, et mida pikemalt see peas on, see parem tegelikult. No, davai, ma võib-olla proovin kunagi järgi. Proovin. Northern Beauty,
infra pole Mats, siis järgmise episoodis äkki saad anda tagasisidet, kuidas see oli Matis olla. Jah, ma ütlen ausalt, see tundub nii naljakas, nagu see mõte sellest, et ma laman selle Siruli oma elutoas on naljakas. Sa saad seda voodis ka teha. See peab seda ma elutoast mõtlesin, et selle halja maa peal on kuidagi nagu ebamugav. Jaa, miks sa voodis ei lihtsalt? Aga sealt ei leki midagi või? Ei, no selles mõttes, kui sa nagu... Sa oled proovinud seda või? Jaa. Nii? Aga mul lihtsalt on see, et kuna ma olen üksi, vaata, siis on nii tüütuvad, et sa saad selle ise nagu kinni, aga no sul tuleb kohe Märten, muisukene, ma tõmban kinni. Ja ma mõtlengi, see lukk tõesti, keegi peab sul kinni. No sa saad selle kind of ikkagi ise ka, aga noh, see on nagu tüütu, et selles mõttes, et ma juba tean, kuidas Märten oleks, ma tõmban selle lukku kinni, ma toon sulle vett ja kuradi. Ja siis naeraks ja filmiks võinud seal. Ei, ma arvan, ta tahaks ise, talle meeldib saun või? No ma arvan, et ta pigem sa tuled üks päev koju, vaatad, et Märten on Matis, siis sina naeraks. Nagu kapsaussiki on seal telekas maas. No täpselt, mina teen oma seda saunapelti. Seda... Me oleme tõesti back to 90s või millal kõik ja Top Shop. Top Shop, jah. Aga ei, see on hästi mugav. Ma räägin üksinda on see väga mugav ja need jalaomad ka. Ja mul on kusjuures üks sõber, meessoost sõber, kes külas, no päriselt sõber on, kes külas ja siis ma tegin talle nagu room tour ja siis mul olid need matid just öökapi peal. Siis ta mul on ka see kodus. Ma olin mingi päriselt, talle mingi ma tegin seda. Ja et mehed teevad ka. Ja et ma ei oleks üllatunud, kui sa koju lähed ja Märten on kotis. Märten kogu aeg otsib variante, kuidas 1000 kilokalorit põletada. No, see on natuke parem või suurem variant kui see külma duši all seismine. Nii et jah, et siis sooduskood salajutud ja kui te teete tellimuse, siis saate valida mingi kingituse vahel ka, et sooduskood otseselt ei ole, see on kingituse kood. Teil on nagu mingi kampaaniad kogu aeg ja soodustused. Mis Baltiks? Meie missiks 2025. No mõtle, kui ma oleks läinud. No ma mõtlen, et ma ei tea, minul ei ole usku, et mina oleks võitnud, aga mul on alati hea meel teiste inimeste üle, kes midagi võidavad. Vaata, me ei saa kõiki auhinda ka käia ära noppima, sest las midagi jääb teistele. See jääb rahvale ka. Aga ei, mul on lihtsalt see, et ma nagu teoorias võib-olla oleksigi võinud minna, aga vaata, minul ei ole seda mingit ma ei viitsi pärast, et ikka tood artiklid vaatasime ka, see üritas ja siis see kommentaar all, mis see Shrek arvab, et ta mingi mis või? Ja mul oli ju ka vaata see artikkel, kus ma võitsin Kroonikas, oli see minu pilt pandud, siis keegi oli mingi, issand, et ei taha halvasti öelda, aga no nii inetu naine. Ja siis vaata see mingi mees kirjutas, mu tütar on ilma meigita isegi ilusam kui see. Ja mu 48-aastane tütar on ka ilusam ilma meigita kui see. No mingi ei ole ikka küll ära valeta ja siis ma sain juba laike sinna. Siis ma käisin nendel õele kommentaaridel nagu see Malju selle artikli all vastamas nendele. Üks oli mingi täiegi idioodid, vaata. Siis ma ütlesin, ema, sul on idioot. Kuidas sa ütled praegu niimoodi? Kuidas sa ütled? Vakk, nagu mis asja, millest sa räägid nagu? Ja see oli see, et ma otsin ennast tagasi. Ma olin nättis, ma olin nagu see, et ma mõtlesin, ma hakkan kõigile ütlema, et eat shit and die seal all, vaata. Ja siis ma otsin ennast väga tagasi, on ju. Ja siis järgmine päev tuli mul see Kroonika top fan badge, vaata, see Facebook pakkus, ma olen mingi ei soovi, et ma ei ole. Mul lemmik oli see, kuidas inimesed olid mingi, see on oma põsed nii kuradi ära süstinud, mida kõike ta on sinna põske endale pannud. Ma mingi, mul ei ole midagi põske pannud. Ainult munni. Jah, ainult munni. Aga ei, ma ei tea, need on hästi kadedad. Pane põske. Sul on ilusad need põsasarnad ja niimoodi, siis nad on nagu heiterid. Jah, sest ma ei saa midagi teha nagu selles suhtes. See on luu. See on luu, jah. Ma ei ole lööme katki tule siin. Ma ei ole midagi. Rahva tungivad soovil paneme paugu kirja. Hakkame TikToki laivi tegema tona, vaata. Saame, palju me kokku peame saama, et sa mulle hambasse annaksid. Ise luu katki löö. 10 senti. Ma ei kujuta ette, kas sa me võiks kunagi TikToki laivi teha, see oleks nii fun ju. Jaa, kui raske see on võita seda? Proovime. Tule siin. Ei. Teeme TikToki laivi või kunagi või? Teeme TikToki laivi kunagi, jah. Juba täis. No vaata. Mu vene juur tuleb välja. Aga muuses tead, et sinna missi valimistele läheb ka Silvia Ilves osa. Jaa. Silvia, vaata, ta on selline enesekindel naine. Vaata, ma arvan, et tema ei loe neid kommentaarid nagu... Ma arvan, et ta ei näe neid isegi. Tal on nii palju muud teha, vaata, tal on ka ju majaelu, sahmib seal maja 4 last, esinemised. Et minust on kogu aeg sul on endal ka mingi 8 last ja maja ja sahmida ikka. Ja ikka loen. Aga mul pole esinemisi. Ja. Võt, ma ei jaksaks niimoodi. Aga ma panen siis tuuri paika meile.
siis sul ei ole aega. Et siis on fine. Ja siis sa ei loe kommentaaris, sa oled nii väsinud nendest tuuritamist. Jah, aga siis ma olen õnnelik, sest ma ei teagi, et inimesed on mingi kuradi ratchet värd ja stop ära ennast. Ma mingi blissfully. Ja laividel kõik on mingi... Sest et tea, kui me käime igal pool, kõik alati nii hullud bloksutavad, kiidavad, on mingi, oh my god, nii tore oli. Me teakski, et meid vihatakse, kui ei oleks Kroonikat. Kui ei loeks, siis ei teaks. Jah, sest et meile ju kirjutatakse, oh my god, nii naljakas episood, teete nii laedad. Ja siis lähed kuskil Kroonikasse. On mingi kuradi Edward, kes on mingi sina kuradi putsis näoga verdes hüppa lõkkesse. Ja siis vaatad Edwardi profiili, ma arvan, et ta pole oma varbaid 5 aastat näinud, 50 aastat pigem. Üks ütles, et ma olen satanist. What? Ma räägin, et nad lihtsalt pritsivad hästi debiilsusi, nagu, et see ei ole isegi nagu loogiline, mis nad ütlevad, nii et. Kas seda välimusest on aru saada, kes on satanist? Ma ei ole küll satanist, aga mis mõtlen, et... su silmad veits on küll niisugune kurjad või? Näed, et teemad. Nii et jah. Pasted. Ühesõnaga, mis Baltika juurde tagasi, missid nagu me oleme, oota, ma panen korraks Kroonist, et ma ütlen shout out to missid, et mul hakkas ka pea valutama, ma olen ikka vesipea ka vaata. Ei, aga minul on jällegi kääbus pea ja mul hakkas ka pea valutama. Okay. Nii et krooni kandmine ei ole nii lihtne. Ei ole nalja asi, jah. Et jah, et siis ja by the way, siis õhtujuht on Mart Sander. No vot, nii et kes tahab Mart Sander. Ja teeb terve finaali lavastuse ka, et ta teeb väga häid lavastusi, nii et ma arvan, et show tuleb väga-väga lahe, et ongi, et see on 2 ühes, saad minna lahedat show'd vaatama, saad aidata heategevusele kaasa, et see ei ole lihtsalt niisama tilulillutamine, et ikkagi teeme head ka ja siis me eelmises episoodis öelnud, et sooduskood on salajutud ka, igal pool tegelikult meil on siin, et on sooduskood salajutud, et saab siis saab piletid soodsamalt ja külalistel on ka Marcella Paali ja Glam Upperi poolt vaatajatele kingitused ka kaasa. Ma vaatan see Glam Upperilt, see kott on mul siin samas, et ma just enne vaatasin, mis siin on see väikesed meigi värskendustupsukesed, muuseas mäletad, sa just küsisid üks päev seda ja mul ei ole kunagi seda väikest olnud. Seda on üli hea, et kui sa oled nagu meigist tulnud, nagu et sa igistad, ripsmekoolutaja. Siin on ripsmekoolutaja, siis siin on, ma eeldan, et see on mingi väike... Sa panid 2 kotti. Ripsmekammike. Mulle ka. Ja siin on väike klambrike, siis on ripsmehari, vaata kui nunnu väike klambrike. Seerum maskaara. Ma armastan ripsmetuš. Ja mingi kas see on väike... brow soap. Mis sul on? Brow soap. Ma alguses mõtlesin, et äkki vaata, et see on see minipuuder. Saab sellega kotti visata, aga see on silma või see kulmuda. Ühesõnaga kingitusi saate ka kaasa. No ja Marcella Paalilt siis ka midagi. Ja saate uuesti Alexelasse minna. Jah, et ma arvan, et show tuleb äge ja siis minge kindlasti toetama. Ja kes tahab, siis ma ei tea, kas veel on, aga võib-olla saab siis veel osaleda ka, kes tahab. Jah. Nii, sinu keha. Sinu keha. Ma panin nüüd ajakirja. Sinu keha on oma teha. Lähen. No vaata, meil on see nagu homme, et vaatame, ma ütlen, ma olen 70% kindel. Ja seda saab ju tegelikult koos ka või? Ja koos saab, ei, nagu ma mõtlengi, et nagu ma panin kella 12 ajakirja, et come with me, et me saame kõrvuti teha selle. Mõtle, kui tore, lähme koos pesema pärast. Sina pesed minu selga, mina pesen sinu selga. Täpselt nagu, see ongi friendship ju. Ma tegelikult praegu vaatsin just ilmateada, et mõtlesin, et äkki homme saab aias toimetada, aga homme vist saab vihma, ma vaatan. Ja siis äkki saab sulle ka need püksid kaasa. Jah, saan ka perse endale lõpuks. Mitte, et saan perse lõpuks, vaid nagu... Tahaks ka perse saada. Perset saada. Perset saada, jah, ma sain aru. Tahaks lõpuks perse saada. Need ei ole homme siis... Märten! Tule siia! Et siis homme lähme trinni ja mõtle, sul on vlogiga materjali vaja. Sa ei saa kodus vist passida kogu aeg. No, vaatame 70%. Võtta Märtin, et hakkaksin kell 10 kuuled, et kas sa oled viimati trennis käinud? Sa oled kuidagi juurde võtnud viimasel ajal, kas sa oled mõelnud selle peale? Et ühesõnaga sinu keha siis ka, et saab kasutada sootskoodi salajutud ja siis saab neid EMS-i kostüüme -10%-ga, et mis saad nii-öelda kodus kasutada, et kui sa tõesti oled selline homebody nagu Mallu, et siis sul ei ole üldse vabandust, et kui sul on kodus see EMS-i kostüüm ja siis seda võib 2 korda nädalas kasutada. Aga mõtle, kui haige on see, et kui see on ainult püksid on ja siis mul nagu jalad ja perse on ülitrimmi, siis ülevalt olen nagu siuke lodev. Aga see on ju ikkagi üles välja minu arust, et ma pean üle vaatama, kuidas on.
aga minu arust see on ikkagi nagu kõht ka ikkagi, kõht ja perse läheb. Ma mõtlesingi, Selg et ka vist. ainult Peppu. Ei. Aga õlad jäävad pekiseks. No, ikka ei saa ju kõike pekki ka, et talvel hakkab külm muidu. Seda küll, jah. Täpselt. Nii et sooduskood salajutud ja need on meie selle oja sponsorid. Tänud teile kõigile, armsad leivaisad, musid püksi ja lähme kirjade juurde. No nii, minul on kirjad siin ees, tähendab olid just lahti, aga nüüd enam ei ole, nii et peate ootama pieni momenti. Nii, esimene kiri. Edasin päev, tagasin päev. Onko Tiina täällä? Oota, meil on, ma ei pannud tähele, sa panid selle siia. Northern Beauty on mingi sellise näohooldusasjaga saatnud. Jah, sellega saab seda nägu pesta. Ja. No teed sellega ise ei lähegi hoopis näohooldus. Nii, aga. Seksipohuistidele. Tere, kuulasin just roolis olles teie eelviimast epikat ja jäin pikemalt mõtlema sellest, et Eesti inimestel pole piisavat ressurssi inimestele kaasa tunde. Ehk siis vaimselt, kuna nende endi elud on piisavalt halvad. Kuna mu enda elu on niivõrd õnnelik hetkel, siis mõtlesin, et jagaks väikest nippi, mis võib olla naiste elu kvaliteeti tõstab. Nimelt nende naiste, kes on pikalt suhtes olnud ja seksi järgi ei kiimle, sulgudes kuigi tahaks kiimelda. Ise olen oma mehega 10+ aastat koos olnud ja seks on hea. Aga aastaki imetades on hormonaalsed seksi isu alla surunud. Seksin ikka nädalas kord või paar, kuid eelmängu endale teha ei lubanud üle aasta, sest kui partner tegi seda mulle, oli see mõttetu ja ei mõjunud nagunii. Hakkasin võtma munga, pikpart ja makat. Esimene aitab siis PMS-i, hormonaalse akne, seksi isu ja väga paljude muude asjade vastu. Seda võtsin ka enne rasedaks jäämist, et kiirendada rasedaks jäämist. Ja maka on seksi isu tõesti ja lihtsalt kasulik superfood. Pean mainima, et seksi isu on tõusnud tublisti ja orgasmi saan eelmängu ajal juba 5 minutiga kätte ning seksi ajal ka. Viimati sain seksi ajal orgasmi ainult noorena, kui mehega alles kohtusime ja iga päev mitu korda müratud sai. Loodetavasti on sellest mõnele abi. NB, munga pipart meestel anda ei tohi, neile tekitab see erektsioone ja et sellest ka siis selline nimi. Nii et jah, ma mõtlesin, et äkki kellelgi on abiks maka ja munga pipar. Okay. Papa kuulnudki sükestest asjadest. Ja siis tekitab seksi huvi seega, kus hästi pikalt kuival oled olnud. Ma just tahtsin öelda, et sinul ei julge anda, sa hakkad mööda seina üles sulima siis juba. Ei, praegu mul on isegi nagu chill, vaata. Vaata, kui sa ikkagi, vaata, mingi aeg tekib, et tahaks ja siis on juba see, et juba nii kaua pole, et siis võib juba nagu, siis nagu, et ma saan aru, miks mõni inimene on nagu mingi 4 aastat seksimata mingi hetk juba. Mingi hetk on pohhu. Jah, sa juba mingi, sa juba ei mäletagi, mis see oli, vaata. Jah, ainult hägused mälestused. Memories all alone in the moonlight. Okei. Nii, seksita suhe. Esiteks tahaks... Võtku tema seda munga pipart. Jah, maka powder, jah. Makta beauty. Esiteks tahaks öelda, et teete väga lahedat asja. Ainus asi, mis oleks laita, on see, et episoodid võiksid tihedamini välja tulla. Kui tihti? 5 korda nädalas. Iga päev. Mul on selline probleem, et elan oma tüdrukuga koos. See on meesterahvas. Nii äge. Elame tüdrukuga koos, oleme suhtes olnud 1,5 aastat, kuid me pole seksinud 8 kuud. Kui see välja arvata, siis suhe on ning ka tüdruksõber on 10-10. Oleme mõlemad 20 keskel ning pole just selline vanus, kus libido ära kaoks. Iga kord, kui selle tüdrukuga teemaks võtan, siis saan sõimu osaliseks, nagu oleksin temaga koos ainult seksi jaoks. Suhte alguses seksime 4-5 korda nädalas ning äkitselt see lihtsalt lõppes ning kui üritasin midagi neiuga alustada, siis mulle käratati peale, et tal pole tuju. Nüüd oleme, või vähemalt mina olen 8 kuud kuival olnud. Kas oskate midagi soovitada või arvata antud situatsioonist? Armastan tüdrukut väga ning ei tahaks temast sellepärast lahku minna, kuid ei taha olla ka ilma seksita suhtes, et tänades Liina Sepp. No mina arvan, et ega siin muud varianti ole, et sa pead selle tüdrukuga rääkima, sest et ma saan aru, et suhte alguses ikka seksitakse nagu rohkem ja siis vahepeal tuled mingid asjad. Jah, aga 8 kuud, see on ikkagi nagu, midagi peab juhtunud olema. Mu variant on, kas ta petab, sest et kui naine petab, mehed on siuksed, need petta ja tulla koju oma naist edasi nussida, minu meelest naised ei suuda. Ja, et kui sul on ikkagi, kui mees, kui ta ikka kätte ei taha anda, tal võib tõesti olla võib-olla emotsionaalselt võib-olla raske või mingid probleemid, aga enamasti on ikkagi see, et kui see nii pikalt on, ei tea, siis võib-olla midagi on kahtlast. Aga sa ütlesid, et ta on 10-10. Ta ei saa olla 10-10, kui ta et nagu suhe ei saa olla 10-10, kui siis mingi osa. Esiteks seks puudub ja teiseks,
kui see oleks 10-10, siis Sa ei kirjutaks meile praegu. kommunikatsioon oleks piisavalt hea, et ta Jah. oleks nagu jutuks selle võtnud, et nagu äkki tal tõesti on midagi, no aga samas kui 10-10 sa peaksid teadma, mis ta elus toimub, et kas Jah. tal on mingid siuksed asjad. Et see võib-olla sul on natuke see ka, et sa mõtled teda natuke nagu paremaks, et võib-olla seda lahti lasta, et nagu, et muidu võib-olla, et see suhe ei ole halb, noh, et meil on koos tore, aga tegelikult see ei ole ju see suhe, sa tahad ju seksida. Jah, aga vaata, ma saan aru, et ta nagu üritanud ja siis naine on mingi, et sa tahad ainult seksi pärast mind. See meenutab mulle natuke mind ennast, et eile me rääkisime minu juures, et kohe, kui mulle mingisugust kriitikat anda, siis ma olen kohe mingi vaata, ma oleks ka siuke, ise pole 8 kuud seksi anda, mees on mingi, äkki seksiks, ma mingi, ahaa, sa ainult selle pärast mind tahadki. Kuradi pervert! Jah, aga no peab kuidagi proovima siis Jah. nagu hästi sõbralikult sellele lähenedes. Ma kujutan ette, et see võib olla tegelikult üsna tundlik teema, on ju, et me ei tea ju tegelikult, mis see viga on. Ma ütlen ka, et nagu, kui mul ei ole tuju seksida, keegi on mingi, anna mulle seksi, siis ka ei saa vaata Jah. seda. Aga ma loodan, et te saate nagu räägitud ja samas, kui ongi, et sa oled nii noor ka veel, et ära hoia ennast kinni kuskil suhtes, Mis ei ole 10-10. mis ei ole tegelikult 10-10, et nagu mine ela elu ja need 20 kesked ongi su parimad ajad, et ära siis istu kuival 8 kuud, don't be me. Jah. Go live your life. Ma arvan ka, et eriti kui tal veel naine on olemas, et Jah. siis see tundub nagu eriti kuidagi. Ja, et nagu kui see oleks vallaline okei, aga sul on jah kodus olemas naine ja ta lihtsalt ei... Ja nagu üldse on nagu see, et nagu, et okei, te ei seksi, aga nagu see intiimsus, kas te kaisutate või kas te nagu musitate, kas te olete Kaime. või nagu, et nagu see intiimsus on ju null, siis tegelikult see ei ole ju parim suhe. Jah, ma mõtlen ka. Ta oleks ikka ju kaisu ja Jah, usu no vaata, ja kaiss lähedust. on teine asi, vaata, et võib-olla kaisu ikka tuleb, aga seks on ju natuke... Ma kütan, et see on eriti piin mehel ka ju või? Tuleb kaisu ja siis on mingi... Ma mõtlen ka tõesti, et vaata, kui siis ma eeldan siis, et nad ei suudle ka üldse või midagi, sest et mulle tundub... Ma kohe... See viib, üks Jah. asi viib kohe teiseni. Mitte nagu alati, aga mostly ikka ju. Kui juba Mostly. tatti hakkad panema, siis ega Kohe riided see ei ole siin nii sama kuradi, mis me oleme 15 või püksid maha. Ja. Ei, literally. Nii sama mingit tatistamist ei ole. Ma mõtlen küll, et nagu, et kui te tõesti suudlete ja ta on poole suudlemise pealt, ei. Et nagu, et nüüd on minu piir praegu, et ma ei taha, siis ta vist saab seda mujalt, kui see on niimoodi. Samas ma olen suudelnud ja siis öelnud, okei, hea tööd, siis magame. Aga mitte enda mehele. Ei no, ikka enda mehele. Mis mehele siis veel? Märtenile? Ma mõtlesin, et see on Jürgis. Ei, nagu mitte muidugi iga kord, aga see... Ei no mõtlen, et sa oled nagu mehega suudend, kellega sa ei nagu taha seksida pärast, aga nagu see on olnud ju... Ei, ma mõtlen nagu ema mehele. Märtenist, et on olnud ju niimoodi, et ma olen suudelnud ja siis olen nagu, okei, hea tööd. Päriselt või? Muidugi. Mitte nagu alati, aga it has happened. Päriselt või? Ma olen küll down for business. Kui ma juba tatti panen, siis võib... Siis võib olla... Vaata, võib-olla ma mõtlesin poole pealt ümber, vaata. Algus mõtlesin, tead, ma ei viitsi ka. Päriselt, mul ei ole vist niimoodi olnud. Siis ma juba ei pane, nagu kui ma juba tatti panen, siis let's do it. Ja, vaata, ma jätan endale vabaduse alati ümber mõelda. Aus, aga see on sul on õigus alati. Jah, ma mõtlengi, et äkki pane tatti. Siis mõtlen, tead, ei viitsi tegelikult. Et kui ei tähenda, et ma ei ole sellist olukorda tunda, et ma ei viitsi, siis ma juba ise ka nagu, et let's go. Et aga ei, selles mõttes see on alati naistel me oleme öelnud ja toonitanud, et sul on alati, sa võid isegi kuradi, sul võib ots sees olla see, et ümber mõelda. Ei soovi enam. Ja siis mees tuli meelde, ei viitsi tegelikult. Ei viitsi ja võta välja. Ja, et isegi kui sa arvad, et see on nõme, siis don't care. Ja mul oli sama, isegi kui ta arvab, et see on nõme, I'm going to bed, baby. Literally. No nii, aga jälle üks mehekiri huvitav. Tinderi kogemus mehena. Tere, Kristina ja Mallu. Hakkasin teie podcasti kuulama paar nädalat tagasi ja väga vahva siiamaani. Olen kuskil 5. aja alguses. Nii tore. Kuulates erinevaid lugusid jäi kummitama üks asi. Ühes episoodis küsisite, et kas meestele kirjutatakse ka Tinderis kohe peale tükkivalt igasuguseid rõvedaid asju naiste poolt. Et ala, kui mehed kirjutavad naistele, et no näite tissi. Mõtlesin siis räägin oma kogemuse. Midagi erilist ta ei ole, aga siit tuleb. Mainin veel ära, et olin siis umbes 17-18, täpselt ei mäleta. Nimelt matchisin Tinderis ühe neiuga. Ta vist oli minust paar aastat vanem, aga see ei mängi rolli anyways. Rääkisime natuke aega ja siis kohe see tüdruk kutsus mind sama nädala reedeks enda juurde. Käisin veel tol ajal koolis, mis asus pealinnas korraliku bussisõidu kauguselt, circa 2 tundi.
ütles mulle, et tuleks peale kooli kohe bussiga, läheks sööma kuskile ja pärast tema poole, et tal on vanemad kuskil reisil, nii et vaba pind. Hakkasin natuke kahtlema, et ma ei tea, mul raha suht vähe ja see, kuidas ta mind kutsus, vihjas päris kõvasti, et ta tahab arvatavasti minuga hullata ka. Olin ise veel süütu ja pole nagunii selline hook-up type of guy. Ütlesin talle, et vast ei jaksa kohe see reede, et räägime natuke kauem netis enne ja teeme mingi normaalse date plaani, et oleks ladusam ja olemuselt ka mugavam. Ma introvert ka, nii et suht närvis oleksin olnud seal. Selle peale hakkas tütarlaps mind sõimama meesooraks ja lihtsalt litsiks ja milleks kõigeks veel, et ma ei tahtnud talle kohe kätte anda. Teate küll see klassikaline small dick energy meeste reaktsioon, kui naine ütleb ei, aga seekord suguvahetuses lihtsalt. Kui ta sai oma viha minu peal välja elatud, unmatch'is ta mu Tinderist ja sellest saati pole ma temast midagi kuulnud. No ütleme nii, et ega vist temast ei taha. See on jah see nagu, kui see mehel ütled ei, siis ta mingi, tule sa rüve paks anyways, ma ei tahtnudki. Ja, et sa nii kole vaata, kui kott pähe. Küsid siis tõesti nagu, et... Ja, vaata, ego saab nii, aga... Nagu... Aga imelik, et naise ego nagu niimoodi paugu sai, et seda enam, et see mees ei öelnud ju ei, ta ütles, et teeme date plaani, et enamus naised oleksid kohe nagu... Ja lood, et nagu ta tahab nagu... Ja, et ta tahab nagu ikkagi nagu läbi mõelda, mis niisama mingi tiilul jutud, see on isegi palju toredam. Ja, aga võib-olla see naine lihtsalt tahtsi otsa peale, ta ei viitsi mingi tiilul jututada. Naised on ka... Mul on vaba aeg, vanemaid ei ole. Jah, järg nädal vahetasime vanemad kodus, siis yes or no, ütle kohe. Ja, mul on see reede on vaba maja saan. Ja mul on vaja otsa peale saada. Ja kui sina ei tule, siis ma kutsun kellegi teise. Ja, aga see, et sa mingi... Sõimama ja, peale. Jah, et nagu ütle siis, et okei, cool ja siis nagu on matchi, et sa pead sõimama selle pärast. Ja. Hooraks ka veel seda enam, et teine just... Ütles ei sulle. Aga tubli, et sa ei ole mingi hook-up type of guy ja ma loodan, et sinusugused on veel ja et sa jääd enda standarditele kindlaks, mitte ei lase nagu, et ei lase nii-öelda mingil luual ennast täis sõimata, naisel täis sõimata ennast ja siis, et siis see muudab sind, et nagu kuidagi tikiks. Never change. Never change, jah. Sa võta järgmine kiri, ma võtan ühe homse. Ma ei suuda magada vaikuses. Juba lapsest saati häirib mind puhas vaikus. Can't stand it. Selle leevendamiseks olen kuulanud pea 20 aastat iga õhtu muusikat, jätnud käima YouTube'ist mingi video või Netflixist mingi sarja. Kuniks umbes aasta eest tutvustas mulle sõbranna salajutte. Mu maailm muutus. Sellest ajast peale olen päevasel ajal kuulanud ära kõik te epikad ja seejärel on nad leidnud koha unejuttude playlistis. Umbes samal ajal, kui teid leidsin endale ka silmarõõmu. Ja nagu paaridel ikka kombeks, siis magama minnakse siis ikka kõrvuti. Ega ma siis oma unejutte ei peitnud telefon öökapile ja salajutud käima. Peaks vist ära mainima, et mina jõuan ära kuulata umbes 20 minti ja siis on tulek kustus. PKC vastu on tavaliselt veel tunnike peale mind üleval. Arvasin, et kui mina magama jään, paneb ta vaikselt telefoni kinni ja ajab oma asju edasi. Eksisin. Hommikul küsis ta minu käest, kuidas saab keegi nii väga puhtust armastada, et peale seksi seest tualetti marsitakse. Tuleb välja, et Peika on selle pärast kauem üleval, et saaks salajuttu kuulata. Samuti on hakanud üles kirjutama tähtsamate juttude kohta märksõnu, et saaksime hommikul neid koos arutada. Hetkel kirja kirjutades palub ta lisada, et alguses kuulas ikkagi nii-öelda vastutahtmist ja selleks, et mulle hea meelt valmistada. Aga tänaseks kuulata juba suure huviga. Nüüdsest ootame koos neljapäevade saabumist rohkem kui reedeid. Teete imest asja, aitäh teile. Unemari ja Unemati. Väga armas. Väga armas ja nagu ikkagi ma räägin, et see on nii tore, et te ikkagi oma nagu kaaslased saate ka meie kampa. Ärge tussutage, tulge ka kampa. Vaata, me rääkisime üks episood, et kui iga üks teist soovitaks meid ühele inimesele, siis me oleks poole populaarsemad. Jah, siis me oleks võitmatud. Me olemegi tegelikult võitmatud ju. Jah, kui me järgmine aasta peaks võitma muna, siis ma säästa panen Reketi loo võitjad, võidame koos. Järgmine aasta ma panen Uudo Sepp võitmatu. Ma mõtlesin, mina tahaks panna selle kas sul on külm. Mul niimoodi kummitab see. Jaa, see on, Ann-Marleen on nii lahe. Ta on nagu... Ma nägin esimest korda elustada seal peal. Sest et sa ei käi kunagi kurbades, kui ma mürtsi käin toomas. Siis, et ta kuidagi alati saabub samal ajal sinna kui mina, vaata. Aga ei, ta on ka siis, me oleme kind of samas labelis, kõik me küll ei laula seal, aga me teeme mürtsi koos, vaata. Sama külarahvas. See oleks küll jube, kui me ka laulma hakkaks. Võiks ühe loo teha, salajuttude loo. Tegelikult on ju see, et öeldakse, et kõiki mune ei tohi ühes korvis hoida, et podcast meil on, siis vestusõhtuid teeme,
et tegelikult võiks ka ju väikse laulu teha. Kuule, kui isegi Mari-Mellit tegi mitu laulu. Tegid väga mitu laulu. Ma võiks ühe mingi kõik saladused ma hakkasin rappima. Kõik saladusi tean. Ei, aga see peabki olema niimoodi, et alguses on mingi refrään ja siis on nagu räpi osa ka. Ja mina räpin ja sina laulad refrääni. Ei, see peab olema niimoodi, et sina räpid, mina räpin, koos laulame refrääni. Ja siis panen lõppu nagu vaka väikse tantsuga. Vaka. Mõtleme, ma Me saame full production'i ma räägin kammistega. Jah, et see peab ikka muusika video peab ja ka Kohver olema. aitab meil, nagu ma ütlen kurvad uudised, nagu me juba teeme seda merch'i, teeme nüüd ühe loo ka, lõpetame ära, hakkame Singli anname välja. EP, vinüül, värgid, särgid on ju. Jah, väga hea mõte. Me võime rääkida veits merch'ist ka äkki vaata, kuna need on juba, järgmine nädal peaks olema juba enam kohal vist. Oh my god, ma ei jõua ära oodata. Meil tuleb suveks kõige ägedam ja super limited edition. Ja, neid on 50 tükki. Ja, mütse. Ei vähem, sest 2 võtab meie, need 48. Meil tulevad roosad nokamütsid, kus peal on kirjas each it and I. Ma nii on. Ei, ma nii, ta alguses ütles bluusidega, mõtlesin, et suvi on nokamütsid ja kuidagi teeme nokamütsid. Jah, no samas võib äkki teeme kunagi bluusi ka. No vaatame, kuidas need nokamütsid lähevad, et ühesõnaga, need tulevad ainukesed roosad, hästi ägedad, nunnu värv, nii et olge lainel. Ja no meil on salapood.ee, seal on kõik meie merch üleval, kõik bluusid, kohvi, kruusid. Kõik, mis vaja, kõike saab. Või noh, ainult neid asju, mis seal on. Ja mütsid tuleb ka sinna. Ja Delulut läheb päris hästi, et need varsti on sold out, nii et ja meie veel, et see Delulu läheb, siis see ühe mehe Skiso, need on sold out. Või üks vist tuli nüüd tagasi, keegi saatis tagasi, tal oli vale suurus ja siis meie näoga on veel paar. Kas päris Getsäädisit on või? Seda ei tulnudki. Ei tuld või? Sest et ma vana jobu värvisin sellega ja ma olin nii kurb, ma olin okei, ma tellin ise endale uue. Need ei ole tund, aga me peame vaatama, et saab tegelikult neid äkki mingi, et kas te tahate päädis bluus natuke teada. Mulle väga meeldis see. Ainult sulle lihtsalt tellime siis palun. Aga jah, et tore, et ühesõnaga Peikaga kuulate ja hea tund teile ja mul on ka see, et ma pean magama nagu mingi taustamüraga, et mul panen ka alati sarja peale, siis ma olen nokki ja nüüd ma luban Kilanil, kuna ma olen nii palju eelmine nädal olin ära, siis ma lubasin tal enda kõrval magada, et ma nüüd, kui ma olen koju, eile jõudsin ka koju mingi 11-12 või mis see oli, et siis ma lähen nagu, et ta sai minu voodis magada, ma läksin kõrvale, siis ma pidin ka AirPodsi kõrva panema sellega, et magamis mingi, et vaatad, AirPods on perse algi. Aga kui ma üksi kodus olen, mida ei ole juhtunud minuga Aadamast, siis ma panin ka minu meelest mingi sarja lihtsalt. Ja sa panid telost, vaata. Nii kriipar on kuidagi lihtsalt üksi pimedas toas magama jääda nagu kuradi mingi vampiir istud seal pimedas, ootad mingi ootad, et nokki vajad. Ma tegelikult väga nagu, ja kellele hullult meeldib, et saab minu voodis magada obviously ja ma muidu ei ole lubanud, vähemalt eelmistes kodus ma nagu üldse ei puhanud välja või see, ma ise hästi siplen ja kuidagi see, aga need uued loonase voodid, mis me saime vaata, siis seal nagu mind ei häiri, kui ta mu kõrval magab ja siis ma mõtlesin, kurat, et nagu. See tegelikult vist oleneb madratsist, vaata mõni madrats on selline, et kui teine inimene mingi keerab, et siis sina liigud kaasa, aga mõnega mitte. Aga see loonasel ei ja see on nagu päris nice ja tegelikult mul sõbranna Maarja, me käisime Imagine Dragonsis, ta jäi ka mürtööseks, magas mu kõrval ja ei, nagu ei üldse häirinud, et mul muidu ei meeldi üldse. Tegelikult ma nagu, mulle meeldib üksi magada. Siis ma arvasin ära, sest siis kui abielus olin, magasin pool aega üksi, sest et siin oli välismaal, aga selle voodiga praegu mind häiri, kui keegi kõrval magab. Mina ei suudaks elu sees üksinda magada, see on minu meelest the worst ja tihtipeale märkan ka niimoodi, et ühel pool on Märten ja teisel pool on Marta ja siis vaat see ei ole nagu eriti mugav, sest et Marta tuleb niimoodi öösel nagu paha hais, tuleb seisab niimoodi voodi kõrval, et käratab kaissu, aga vaata, kui ma nüüd läbi une olen, siis ma ei viitsi ka. Ma mõnikord ei registreeri äragi. Märten ütleb küll, et ta on nagu üles ärganud ja kuulnud, kui Marta tuleb, aga mina ei saa aru. Hommikul on kavala näoga selle tulin ikka. Ja ta mõnikord ütleb mulle, ma nagu nii öösel tulen. Oksis. Teemegi ära üldse, endal on kõige suurem tuba. No põhimõtteliselt seal all on nagu tal kõige suurem. Ja siis ikka põgeneb sealt ära. Aga ühesõnaga, et aga ma jah, enamasti magan üksi ja siis ma panen nagu selle telefoni lihtsalt ja siis ma pass outin sellega. Aga tervitused ja aitäh, et kuulate. Üllatav järgmine kiri on ka mehelt. Ma ei tea, mis mul siin toimunud on, kuidas see niimoodi läks.
meeste episood. Nii tore. Kui juba, siis juba. Ahoi, Malju ja Kristina. Kirjutab veits 11 masti tegelane, mees. Ka mina olen üks neist, kelle pruut on poolvägisi teie podcasti suunanud kuulama ja ka perre, täitsa huumor. Nüüd on igal nädalane traditsioon teid neljapäevati kuulata ja menetleda teiste lugude üle. Nii cute, et nagu inimestel on see mingi traditsioon, Ja et nagu, et ma ei tea, tuleme töölt koju mõlemad ja siis ma ei tea, teeme mingi head süüa ja vaatame salajut. Oh my god, I'm gonna cry, see on nii cute. oh my god, we're famous. Nii, ainuke loomulik asjade kulg on muidugi see, et paneme ka nüüd oma loo tuvipostiga teele. Ma olen juba paar kuud koos olnud ühe imeilusa neiuga. Meil on kõik paigas, armastus, austus, keemia, mingi sümbioos, mida isegi horoskoop ei suuda ära seletada. Aga noh, nagu äksi täis varajastes 20-ndates inimolendid ikka jõudsime ruttu selleni, et seks on ilma kummita kordades parem. Eks meil kõigil ole oma näalised probleemid. Minu probleem on see, et eakulatsioon on vaat et võimatu. Käinud ja lasknud mune mudida, ultraheliga peenise sisse vaadata ja nii edasi. Põhjus nüüdseks teada, tol ajal veel mitte. Oligi vahekordi, kus prõmmisime mitu tundi, kuni mõlemal olid suguelundid leekides ja pidime lõpetama, et mitte nahka maha hõõruda. Siiski olen paaril korral neiuga tulnud, aga alati ja ainult ilma kondoomita. Kondoomiga ei ole ma reaalselt mitte kunagi tulnud, ka neiu mitte. Ehk siis hüvangu nimel võib vahetevahel, kui tsükkel lubab ju ilma teha, eks vale. Ehk siis ovulatsioon kumm peal, ülejäänud ajal vaba voli ja pärast palume Jumalat. Aga nüüd siis selle tohuvapohu algus. Esimest korda vahekorda astudes ütleb neiu mulle, pohhui see kondoom, pane sisse. Lõi korral ühisesse küll, aga ega ma kade ei ole. Hea seks oli, aga ei tulnud sel korral, nagu tavaliselt. Tore õhtu, chill värk. Hommikul ärkame, neiu vaatab kalendrit. Munaraka alles triivib tupes ja lahustumisest pole hõngugi. Okei. Õhtul oli neiu teinud peas vale kalkulatsiooni. Heakene küll, mis sest, et ma ei tulnud, turvalisuse nimel peaks SOS pilli ikka võtma. Siis ütleb neiu, et aga kui juba, siis juba, prõmmime veel, kuna nagu nii peab pilli võtma. Ei ole vaja raisata siin. Ei nojah. Mulle ei pidanud 2 korda ütlema. 1 raund, 2, 3. Korraga pritsis spermat nagu rahet uusaasta ööl. Ja oible, ma tulin. Olin nagu konfektikahur. Aga see oli alles soojendus. Läheb 6 aega mööda. Oleme jälle kondoomidega mingit tundetud tantsu teinud, mina vaikselt ahastuses. Siis ühel hommikul, kui mõlemad veel voodis, hakkan lihtsalt hellalt teda silitama ja mõtlen, et noh, mis see natuke ikka teeb. Üks asi viib teiseni, mõlemad aina rohkem erutunud, panin neiu nõusolekul korraks sisse ja no ära ma ei hooma, kuidas me korraga hoogu sattusime ja jälle ma tulin. Vaikus, neiu vaatab kalendrit, ohtlik tsoon ja jälle, aga noh, kui juba, siis juba, meil on 72 tundi aega enne, kui pean pilli võtma. Arvate, et ma küsisin täpsustust või lugesin infolehte? Ei, ta on minu jumalanna ja tema soov on mulle täitmiseks. Kui neiu tahab keppi, siis seda ma talle ka võimaldan. Ja taevas alasta 3 päeva, 3 korda päevas, hommikune kähkukas, lõunane prõmm ja õhtune maraton. Meil olid lõpuks mõlemal sugutid vaata, et sõjast läbi käinud. 3. päeva õhtul pill sisse ja siis jõudis reaalsus kohale. Järgmised 2 nädalat olid ühed pikimad meie jaoks. Mis siis, kui tuleb laps? Neiu käis ka noorte kabinetis, kus sai nõu, et mis oleks kõige mõistlikum püsiv lahendus. Oleks võinud vist sellega veits varem tegeleda, eks. Kui lõpuks päevad algasid, langes mõlema südamelt hiiger suur kivi. Oleme endiselt koos ja endiselt väga armunud. Ja noh, noored ja kiimas nagu ikka, aga nüüd juba natuke mõistlikumad. Kas teil on ka olnud selliseid, kui juba, siis juba momente? Nagu ma vist pigem niimoodi küll ei ole, et kui juba, siis juba. Nagu, et kui ma juba tean, et ma võtan seda pilli, et siis lase täiega sisse. Jah, olen mõelnud nii. Martiniga või? Sa vaatad mind siukse näoga, nagu sa oleksid pidanud kursis olema iga mu seksuaalvahekorra ja pillidega küll. Jaa. Okei. See oligi suht esimene kord. Davai. Jah. Mul vist ei ole olnud sellist, et umbes, et kui juba, siis juba. Et nagu... No selles suhtes, et ega see pillide... Mul need mehed kiired on, nad kiired poisid, pull out game is strong. Mina näiteks ei julgeks niimoodi selle pull out game'iga, sest minu emakad teades see pull out game ei aita. Sul ei aita, jah? Aga mul toimis see aastaid. No, mul oligi nagu see, et see
nagu see tulemine või mitte tulemine, kui pulli out või mitte, aga mina ei julgeks ikkagi SOS pilli võtmata jätta, kui ma ilma kondoomita seksiksin. Päriselt või? Ma olen alati elus võtnud. Aga need korrad, kus ma ei ole ma lapse saanud. Aga minul küll on niimoodi, et ma ei kasutanud, ma ei ole kunagi põhimõtteliselt kondoomi kasutanud. Nagu ma ütlesin, kui ma abielus olin, vaata, ma aasta aega, ma ei kasutanud kordagi kondoomi, ma ei pille ei saa mitte midagi. Ja seepärast ma arvasingi veits, et ma ei saa lapsi. Sest et ma ei olnud kordagi nagu rasedaks jäänud niimoodi ups ka mitte midagi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ja siis kui ma ütlesin Siimule, et okei, võiks nagu proovima hakata, et meil oli vaata siis just seal chatis oli üks tüdruk, kes oli mingi mitu korda proovinud ja ülikaua oli aega läinud, et üldse rasedaks jääda. Mõtlesin ka, et okei, nüüd veebruaris hakkame proovima. Ja siis äkki mingi aasta lõpuks jäin rasedaks. No obviously esimest korda siis kohe olin rase ka, onju. Et siis ma olin väga, et okei, et võib-olla oleks võinud natuke hiljem proovima hakata, ma ei teadnud, et see nii ruttu läheb, onju, aga tegelikult nüüd mul on väga hea meel. Vaata, sellega ongi see, et aga ma just arvasin, ma ei jää. Ja rasedust planeerida on selles suhtes väga raske, et mõnel võtab üks kord ja mõnel võtab, ma ei tea, aasta aega, et kus sa siis tead, millal sa nagu peaksid proovima hakkama. Ei no täpselt, aga siis oligi nagu see, et meil oli kogu aeg see pull and pray, vaata. Saad sa aru, mina ei julgeks niimoodi, sest et erinevalt sinust mina olen 1 000 000 korda rase olnud ja nagu, okei, ma kõlan nagu, aga no ütleme, ma ikka olen olnud nagu selles. Aga kui on nagu mingi hukap on, vaata, siis on ikka kondoom, vaata. Ei muidugi, issand jumal. Aga ma mõtlen, et kui ma suhtes olen olnud, vaata, isegi kui ma see 6 Aga miks sa pille ei võtnud lihtsalt? See on mu enda mingi haigasi. Ühesõnaga, kui ma olin mingi 16 midagi, siis mu ema võttis pille midagi, sest ta oli mingi, oh my god, ma võtsin nii palju juurde pillidega ja siis ma ei tahtnud paksuks minna. Ja siis ma ei võtnud pille, aga vahepeal on ikka paksuks. Ma just tahtsin öelda, Jää vait, aga... No ütlen ausalt, kui me olime, me suhtlesime ju siis, et mina ei mäleta sind tõesti sellisena, aga lihtsalt sa näitasid ükskord mingi pilti ja ma olin mingi holy shit nagu. Ei, see on nagu mu kõht. Ma ütlen see, sõprus ikka pimestab korralikult, vaata. Tõesti, nagu... Sest et mulle ka, kui mina võtsin juurde, mis arvad, et ükski mu sõbranna ütles mulle kõik mingi plaksutasid takka pärast ohivad pildi peale. Aga kõige haigem on see, et siis kui sa alla võtsid, siis inimesed oli mingi, oh my god, ma olen nagu nii peenikesed, nii muutunud. Täpselt samasugune kogu aeg olnud. Ja nüüd ma nägin ühte mingit pilti, kus said blond või midagi. Lõpeta ära. Ja ma olin mingi horrid. Oishi. Ratchet lihtsalt. No see on ratchet, aga sa olid nagu väga teist. No, vaata, siis on su pusesarni niimoodi näas. Su esiid ka ikkagi täidlane. Ikka oli ära täidetud korralikult, jah. No ei, selles suhtes, aga vaata, see ongi tore, et me oleme sõbrad isegi siis, kui me oleme mingi kõrdi. Aga ma mõtlen, ma olen praegu mingi ikka 30 kilo olen kergem, kui ma siis sain. Aga mõtle kui haige, kui... Ja inimesed ikka on mingi, oi, fat fuck, ma olen mingi... Lõpeta ära. Ma olen skinny legend, ma kaotasin reaalselt ma kaotasin mingi väikse kuradi, või palju Marta kaalub? No Marta kaalub palju, aga Lende kaalub 28. No põhimõtteliselt Lende kaotasin. Marta on mingi, ma ei tea, 40. Aga, see, aga nagu ma ei saa sellest aru, et kuidas ma nagu ei näinud ennast ka, ma räägin, ma praegu tunnen ennast tegelikult ajuliselt, ma vaatan peeglist, ma mingist et ei, mul ikka nii kuidagi, vahepeal vaatan, et ei kuidagi nii kõht suur on ees, aga siis, kui mul päris oli see suur kõht ees, siis ma mingi oma skinny legend, oma siit on väikest kurv, ei nagu reaalselt ma aju, nagu see töö, ma ei tea, kuidas see on. Aga see on parem ju, kui vihata ennast kogu aeg. Parem on lihtsalt nagu rahulikult rääkida, best. Ei, Tuuli oli ka eile mingi, et vaata, ma tulin trepist alla, siis ma tulin mingi, Kristina, sa on nii soledaks jäänud, miks oma figuuri üldse näitas kogu aeg mingid dressides ja see nagu peidad oma figuuri, et Mart on head tööd, ma ei peida, ma lihtsalt kuidagi... See on lihtsalt, Kristina on tänapäeva moes ja tänapäeva mood on mingi kotakad kuradi õudused. Okei, thanks. Ei, ma kannan ju liibuvaid riided ka. Ei, sina kannad jaa, aga ma ütlen, tänapäeva mood on ju, kui sa vaatad, nagu ma ei rääkinud siin otseselt sinust, aga kui ma vaatan mingi, tule pähe, ma mäletan just mingi kuskil olid pildid mingi Eesti staarist on ja mingi noor tüüp, mina ei tea, kes ta siis on. No lõpeta ära, nagu kottis püksid, kottis mingi vanaisa pintsak peal. Germo murel. Ma mõtlen tema stiile, aga Germo on cool minu arust. Ma ei tea, ma ei ole, vaata, aga see ongi see, et vanus ongi, kui meie olime noored ja mis iganes stiil meil oli, ma vaatan, see on praegu tagasi mingi kottis põlv, püksid ja mingi horrid, aga ma mäletan, et mul olid need ja ma mäletan, et mu ema oli ka mingi püha jumal, nagu mida sa kannad. Ja ma olin mingi shut the fuck up, nagu it's fashion baby. Ja nüüd vaatan. See, kuidas me käisime, nagu see, et need,
kuradi sekretärid ja pintsaks seelik, kes see peplum top vaata. Issand, mis meie style. Oh my god, peplum bluusid olid the shit. Jaa, ei, need ma kandsin ikka väga. Ei, ma olin muidugi. See oli ja siis need laia kummiga vööd, vaata. Mhm. Andra ütles, et need on ka nüüd tagasi tulnud. On jah. Sest et ostis kleidi peale. Sest ütles, et ma ei tea tegelikult, kas need on moes uuesti. Ma ütlesin, no muidu need poes ei oleks. Ilmselt ja on need on moes niisuguse pikkade seelikutega. Niisugused mingi alt niisugused ja siis paned selle vöö. Anyways. Millest me rääksime? ja, täiesti mingi. Me rääksime sellest, kellel pull-out metsadest. Jaa, me jõudsime pull-outist sellest. Kuidas ma ei tea, ma lihtsalt noegi, kuidas me liigume oma teema peale. Aga okei, see põhimõtteliselt oli nagu mingi, sain palju nussi ja laadida. Aga huvitav, mis tal siis on, et pauk lahti ei lähe? sa arvad, vaata, kui kõvaks ei lähe, vaata, see on üks mingi probleem. Aga et pauk lahti ei lähe. Ta ei täpsustanud, vaata, ta ütles, et nüüd ta teab, mis on. Ütle meile, mis on. Ja ütle meile, me ei pea seda podcast'i sedasi ütlema. Mis me teeme selle infoga too? Hakkasin praegu mõtla, et ütle ainult meile, aga mis siis, meil ei ole poegi ega midagi, et kui meil ei ole seda infot. Ma räägiks Märtenile. Et infoks vaata. Ja igaks, kui sa tead. Jah. Ja kui ta juhtub midagi, et siis sa juba tead. Või siis ma küsiksin, et kas sa tead siuksest asjast, kas sa tead kedagi, kellel on siuke asi? Ma ei tea, miks see info mulle vajalik on. Ma ei tea ka, aga noh. Kellel su sõpradest pauklati? Oh my goodness. No igatahes. Edu siis sulle ja su naisele ja pull out game. Is strong. Jah. Kus on minu musu? Nii. Ta on vist meile 3 korda kirjutanud. Ma alustan esimesest, see on siis 7. mai 2025. Tšau naised, esiteks mega äge kuulata teid. Hea teada, et ma pole ainuke hull tädi, kellest taamilikus kaarega mööda käinud. What the fuck are you talking about? Ma mõtlen suude. Okei, kurat, sa just tõestasid seda kirja. Appikene. Autentsed vinged ja naljakad ja nalja ka mõistate, kütke edasi. Aga nüüd ausalt. Ma vist suren üksinda. Olen 28-aastane ja ausalt kopp jube ees. Ma iseenesest äge, kena, tark, naljakas ja fun, aga meest lihtsalt ei leia. Ja eks see on natuke minu viga ka, sest peast haige. Mul mingi error sees, arvan, et ma meeldin kõigile peale nende, kes mulle meeldivad. Meestega saan alati mega hästi läbi, sest ma olen oma peas one of the boys ja kahtlustagi midagi. Aga niipea, kui keegi on minu jaoks atraktiivne, see aju ütleb kohe, et pole lootust, ta nagunii ei taha sind. No reaalselt ma olen nagu autist, null social cue received. Ei saa aru, kui mulle külge lüüakse. Mõtlen, me mega head sõbrad. Kutsun ise veel pärast pidu jalutama või chillima. Null mõtet, et seal midagi olla võiks. Ja siis alles hiljem, kui neil kaaslased, siis tulevad mingid tead sa hullud meeldisid mulle. No aitäh, tõesti mega tabiks nüüd. Ma täitsa juba tikun ise kaasa ja siis mingi šokisest appi meeldin või. Nii et palun öelge mulle näkku, kui ma ei saa aru. Aga ainult siis, kui pikk ja nunnu, eks. Eks nagu minu kirjutatud kiri reaalselt. Lisaks mul on öeldud, et pole avatud. No vabandust, kas mu 1 sekund silmside ei ole piisav või mida ma tegema pean? Rohkem ei julge, sest äkki ei meeldi vastu ja siis on Mark. TBH enamasti vaatan hoopis eemale, loodan, et telepaatiliselt mõistab mu sügavaid tundeid. Literaali. See oleks nagu ma oleks ise kirjutanud selle. Sõbrannad ja mehed on üks parem kui teine ja mina siin third wheeling queen. Andke mulle ka. Mõni ülejäänud sõber või muu seesugust, please. Mul pole suuri nõudmisi, ei ole must pikem nunnu ja võta kaissu, ülejäänud saan ise hakkama. See on literaali nagu minu peal kirjutatud Liis loll lootusetu. No ei ole loll lootusetu, aga võib-olla lihtsalt ongi nagu viimasel, nagu ma ütlesin ka, et tegelikult nagu mu standardid selles mõttes ei ole kõrged. On see, et ole must pikem, ole nagu hea südamega, tore inimene. Lõbus naljakas. Bring the vibes. Ja sest ülejäänud asjad I can bring myself, aga päris ma ei taha sind üleval ka pidada. Aga tegelikult ma ütlen, need ei ole ju kõrged standardid, aga tegelikult need on in this dating world right now on väga kõrged standardid. Pigem otsi endal rikast vanameest mingi uhke autoga, et sellal jäid kiiremini kui mingi toreda lõbuse inimese. Mõtle kui rõve, kui sa pead mingi ratchet rippu kuivetunud persega vanamehega nussima. Kuula järgmist kirja. Ei, see sama, mis ta kirjutas edasi. Vabandust, saatsin kirja, kui olin paari episoodi kuulanud. Nüüd tagantjärgi kuulates saan aru, et Kristina mehe otsinguga ka puntras ja lahendus puudub. Las siis jääda.
Ta põhimõtteliselt ütleb meile, each it and die. ja, teist. Kuule, sain aru, et teie käest pole midagi mõtet küsida. Täiesti mõttetud. Juhul kui kirja lugemiseks saate Kristjan on ikkagi mehe leidnud, siis paistab, et kriteeriumid mul samad. Saate ehk öelda, kust sai ja kas need on veel. Ma ei tea, saame kokku Liis lootusetu lolli lohutus, mis su nimi on. Et lähme koos, kuradi, mis on vanasti, vaata klubi, või oli see, et filmides, et lähed, istud sõbrannaga baari litte äärde, ootad, et mees sind approach'iks. Lähme teeme seda, Liis. Jaa, kuskil kallis restorani lobis. Lobis. Lähme ikka restorani sisse. Mis see seal lobis nagu 2 kerjust olema. Nii, ja nüüd viimane kiri. Temalt. Süütuse kaotasin ka. See on mais nüüd saadetud juba. 18 mai, esimene oli 5. mai ja see on nüüd 18 mai. Süütuse kaotasin ka alles paar aastat tagasi, sest kartsin, et olen 40-year-old virgin filmi päriselu versioon. Rohkem seda seksielu pole kahjuks ka elanud ja tean, et jään paljust ilma. Aga positiivsel noodil vähemalt ei sure süütuna ja peolt ei pea ka nägu punane põgenema, kui seksijutud peale hakkavad, sest pean leiutama vastuseid, mida ei tea. Kiri tuli mitmes osas, loodan, et pole hullu. No see on tõesti tore, et ma ei kujuta muidugi ette, et seltskonnas tuleb mingi seksijutt ja siis üks on vait ja siis kõik on mingi oot. Miks sa midagi kaasa ei räägi? Aga nagu ma mõtlen seda, et vaata, et kes nagu tegelikult ei ole seksinud ja sa ei tea täpselt midagi ja siis võib-olla ta nagu ei põgene, aga ta nagu ei oska, ta nagu ei julge valetada ka, et äkki ta ütleb midagi valesti, see on rohkem mark, vaata. No aga pornot oled vaadanud, siis sa tead, kuidas seks käib ju. Noh, muidugi ei ole. No, mis pornot sa vaatad? No vaata, vaata, kui sa vaatad seda hardcore nagu sina, siis okei, kuidas sind ikka rammitakse. Aga kui sa vaatad minu passionate porri, siis sa võib-olla tead, vaata. Ma olin eile tüdrukud õhtul Martinile mingi. No, et Martinile mingi, et me Maljuga pidime vaatama seda passionate pornot ja me pole jõudnud vaatama. Ma ütlesin, aga lähme üles, ma näitan sulle. Läksite siis või? Muidugi põgenes siin hoovi järsk, kui ma tahtsid ju nii väga näha. No, me ei ole midagi, kõik saaval käima. Vaata, suure suuga tahab, aga kui pakutakse kandikul, siis on jooksus. Täpselt. Aga no selles suhtes mulle meeldib, et ta mingi pohhu ja siis, et Kristinal ka meest ei ole, ta ei tea mõnniga, aga mina tean, mina ju abiellun kohe. Või noh, ma ei tea eriti midagi, mul tegelikult jopas lihtsalt. Ma räägin, sina ei ole nagu hea näide. Ma olen just hea näide selles suhtes, et ma olen näide, et üksi ei pruugi jääda nagu. Mina jään vähemalt. Ja kui juba minusugune leiab kellegi, siis ma arvan, teistel inimestel on nagu eriti lihtne ju leida kedagi. No selles suhtes, et sul on ikkagi see, et nagu see ei ole vaata nagu kui minema, et me saime mingi sõbraga tuttavaks või paarist. Sa reaalselt lugesid raamatut ja tegi story ülilae raamat ja siis see autor hakkas sind sebima. Et nagu... Jah, aga seda ei juhtu eriti tihti. Et see ei ole jah nagu soovitus, aga samas... Sassenna fännidel. Sassenna kirjutas ka raamatut. Kui sa oled 14, siis muidugi kirjuta Sassennale ja kohe kuradi... Ega mõtle, mina olin Sassenna väga suur raamatute fänn, vaata. Ei, mina ka kunagi. Aga mind ta hakanud sebima. No, ma ei kirjutanud talle ka nii, et... Mina kirjutasin kunagi. Tegelt või? Ma tahtsin, et ta minu raamatu kirjutaks kunagi. See oli mingi kirjas 10 aastat tagasi. Mul tuli idee, et võiks enda see raamatu kirjutada. Ja siis ma kirjutasin talle, sest ma ei tegele selliste asjadega. Ma oleks 10 aastat noorem olema äkki, siis tahaks. Siis tahaks mingi, okei, tule külla. Hakkame ka kirjutama, tule kell 12. Jaa. Öösel. No ühesõnaga, ma ütlen ka, et ma ei tea ja nagu... Mulle tunduks ka, et nagu vaata sõprade kaudu oleks nagu tore, aga samas ma eeldan, et juba sa tead ju kõikide oma sõpru, noh, nii palju kui kokku puutud, et no, ma ise mõtlengi, et ainuke variant tundubki mulle Tinder. Ma ütlen ausalt seda, et ma olen või nagu ongi, et no Tinder kinda või siis ongi, et nagu ma rääkisin meie see podcast just kuulaja oli mingid, oh my god, mu peika. Ja. Ta oleks võinud ennem selle tüübi käest küsida, kas ma talle meeldin, sest ma olin täiega vaatasin üliilus mees, ma olin täiega teemas. Ja siis see tüdruk kadus ära. Ma arvan, et ma ei meeldinud sellele mehele vasturist. Oh my god. Või ma ei tea, ta ütles, et umbes, et ma teen teid tuttavaks, et ta lihtsalt mingi, ma näen, et see mees võib sulle täiega ideaalselt. Siis ma nagu, ta saatis mulle tast mingi tegi ta selle, talle kinni Instast, tegi mulle screen record'e ta Instast. No näitas, et meie ta välja näeks. Küsis, kas sul üldse nagu, et kas sulle, et mina arvan, et ta sobiks sulle üle hästi, et kas sulle meeldib see mees. Vaatasin, no nii ilus mees, no pikk kuradi, blond ka, heledad tõustega tähendab, hästi pikk on ju, hästi kena mees.
ja siis see tüdruk ise oli siis selle mehe vennaga koos, et niimoodi saigi tuttavaks, ta oli ka, et kuidagi hästi seltskondlik inimene täiega, ma näen, et sinuga sobis kokku. Ma olin mingi davai, et nagu let's make this happen, vaat ma olen ikka nagu avatud at this point, et kui sa ütled, näed, keegi sobib, et ma olen avatud ikka jah, nagu, miks ka mitte. lähen kohtun, teen väikse veini või räägin dinneri või mis iganes, et kui ei sobi, siis ei sobi, vaata, et aga why not, on ju. Aga ta ei ole mul rohkem kirjutanud. Mina arvan, et see tüdruk äkki suri ära. Ma loodan küll. Jah. See on ainuke point. Ainuke võimalus, miks ta nagu niimoodi ära kaoks. Ma ei usu, et selle mehele ei meeldinud. Ma on ju nii ilus. Jah, see on absurd isegi. Sa ei tea sõbrana. Let's hope, aga jah, et on surnud. Tegelikult peaks äkki nagu hakkama rohkem oma sõpru survestama. Et kui sa kusjuures mul on teine sõbranna, vaata, Marita, kes oli grillfestil, ma nägin ühte üliilust meest, kes sobiks sulle, et ütles, ma käin suht tihti nüüd väljas ja vaatan, et kes sulle võiks meeldida, nagu, mis on nagu super cute temast, aga nagu samas nagu... Niimoodi teisele meeshopat on raske, vaata, maitsed on nagu erinevad, aga ta lihtsalt ütles, et kui ta näeb mingit inimest... Mis ta siis teeb? Kuule, sa pead visiitkaardid andma talle, et kui ta näeb kedagi, kes sobib, siis ta annab sinu visiitkaart, et hit her up. Google her nagu. Nojah, aga see on viisakam kuidagi. Jaa, ei, ära googelda mind seal. Kindel ei. Jaa, jumala eest. Panen veel... Instasse mingi... See visiitkaart suunab ainult Instasse. Ei, mitte isegi Instasse, vaid WhatsAppi. Super, jah, et siis niimoodi saaks. Jah. Aga tegelikult minul näiteks ei ole siuksed sõpru. Kes mul üldse on vallalised sõbrad? No Kristjan, Laas. Ma olen teda Tinderis näinud küll. Nii? Ei, nagu ma ei ole swipe'inud, sest et on sõber, vaata, see on imelik. Aga just rääkisid, tahad sõprade kaudu ju. No jaa, aga nagu see on imelik, ta on mingi pestikas. No sa ka. Oh my god, see oleks nagu fairy tale. Sest et ta nimi on Kristjan ja mina olen Kristina, et me oleme mõlemad su best friends. Ja te olete Krissud, minu Krissud. Oh my god. Mul on trauma juba Kristjanitega, I cannot do it. I cannot go through it. Ta peab nime ära vahetama, siis saab mõelda. Jah. Valloks. Mul on praegu ka, kui näiteks mul on Tinderis mingi Kristjanit, et ma olen kohe mingi I can't lihtsalt nagu I just healed, I cannot do it, I cannot fucking do it. Reaalselt mul on nimega trauma isegi, ma ei tea, mis on, aga mul on kohe mingi ei. Krissi nimi oli Kristjan või? Jah. Päriselt arvasin terve aeg, et ta nimi on lihtsalt Kris. Ei, Kristjan, jah. Sest vaata, Krislini mees on ka ju lihtsalt Kris. See on ju tegelikult ja mu nimi. klassivend on ka Kris tegelikult. Ja vaata, tegelikult on Chris on ka ju. Ja kui öeldakse ikka Kris, et nagu... Jaa, Kristjan oli. Lai maailm. Kristjan. I'm over it, I don't care. Okei, ühesõnaga, lähme edasi. Aga jaa, et selle tüdrukule ikkagi jah, et nagu, ma ei tea, mis ma olen üritanud tegema hakata, mis me rääkisime ka, et me üritan ennast nagu ikkagi teistesse kohtadesse, kuigi me sinna Mullite festivali jõudnud, siis sul oli vertigo, aga või pearingu, siis oli veits paha olla, aga nagu ma üritan ikkagi käia nagu mingi teistes üritustel ja mingi asjadel. Mulle näiteks tundub, et vaata, kui kuskil mingi väljas lihtsalt peol käia, siis okei, sa võid nagu tutvuda kellegagi. Kuule, kas sa tutvusid kellegagi, kelleks ütlesid, et rääksid juttu? Tartus, jah? Jah. Aga see on nagu friend vibes, vaata. On või? Mul on küll, jaa. Ma ei tea, nagu ma ei tea. Me saime lihtsalt mingi seal Tartus tuttavaks. Ja ma sain nagu, see kõlab vist, ma sain nagu 2 tüübiga tuttavaks. Sest et, oh my god, see on nii haige. Okay. See on nagu nii, nagu ma ei saa seda lugu isegi rääkida, see on nii pikk, vaat, või nagu ma ei tea, kas ma räägin. Muidugi räägi. Ühesõnaga. Vaata, ma rääkisin sellest advokaadist kunagi, on ju. Ja siis tuli välja, et see advokaat suhtleb ühe vaata selle Jõgeva jalgpalluri sõber ja see advokaadi sõber on üks ja sama. Ja siis ma olin Tartu, siis ma nägin seda tüüpi. Ja siis ta oli mingi, miks sa kõikide mu sõpradega timmid, vaata mingi bla. Sinu asi on? Ei, tegin nalja, siis ma olin mingi, et ma ei timminud, sest et nagu what the fuck on ju. Ja siis ühesõnaga ma nägin seda tüüpi ja siis ma olin oma sõbra Pupiga ja siis Pupi läks vetsu ja siis tuli öelda, et tegelikult ta läks üldse kuskile mujale, jättis nüüd üksinda, siis ma jäin selle tüübi ja tema sõpradega. Ja siis tüüp oli mingi, et kuule, et lähme nagu sinna mingi Ken-klubisse, et tal vist seal mingi Tinderit tüdruk
ootab või midagi. Siis ma olin okei, ma chillin teiega kaasa, et ma nagu nii üksinda vaata, et whatever. Ma olen alati down for mingi hanging out ja kuna ma seda tüüpi juba teadsin, ma olen varem hänginud, siis mõtlesin, okei, tulen endaga. Tema sõbrad olid ka hästi fun'id ja ägedad. Läksime sinna Genklubisse, siis Tinderi tüdruk tuli ja siis ta oli hästi tore temaga, me käisime vetsus koos ja me läksime juttu, girl time, väga-väga fun oli. Ja siis Genklubi hakati kinni panema. Hensu Kusta oli ka veel seal. Genklubi hakati kinni panema ja siis ma kõnnin ühest tüübist mööda. Ja siis vaatasin, et nagu hästi ilus mees oli, minu pikk heles siniste silmadega ja siis kõnnin tast mööda. Ja siis vaatab mind nii kurja näoga ja siis ma nagu pobisesin kuidagi, et see on eriti kuri vend, vaata. Ja siis kui vaatad oma kõrval, siis ta mingi minu kohta ütles kuri, ma olin mingi, aga ma ütlesin kõva häälega, no ma olin mingi sonka, ta mingi jaa, et sorry, vaata, ta mingi ei, ma ei ole kuri, et ma olen nagu, lihtsalt see on mu nägu või mis iganes. Ja ma mingi okei. Siis me kuidagi jäime seal ees kõik juttu rääkima, aga siis tuli välja, et vist on jah, et see siniste silmadega tüüp oli seal advokaadi tiimikaaslane jalkas. Nagu, ja siis see... Maailm on nii väike. Ja siis advokaat oli ka seal. Ja sa ütlesid, et oli mingi räme kääbus. Ei, ma ei öelnud, ta ise ütles enda kohta short king. Mina ei öelnud. Mina ütlen räme kääbus. Ja siis, ta ütles enda kohta short king. Ta oli minust seis vähem. You cringe short king. Aga nende grupis on nüüd, mis see sõber rääkis, grupis on nüüd sinu pärast on nagu sellel advokaadil on nali, et sa ütlesid, vaata, ma ütlesin, et tahad mu kokku saada ja siis sa ütlesid sellise lause, et käi kontorisse või käi ja nüüd see on nende nagu poiste chati nagu see, et noh, et see poisi nimi, ütleme Joosep on ju, Joosep, et kas sa käid kontorisse või sa lähed muin. Ja siis, siis teil oli ka, teile, vaid siis kui see Tartu oli, siis ta oli mingi, et homme ma lähen kontorisse, homme ma lähen siis oli mingi, ei, et see, aga ta ütles ka, et see on nagu funny ja et nagu kõik hullud naersid, et sa oled nii nagu ja siis kõigepealt ma isegi mäletan, sa ütlesid seda, et sa oled nagu nii võri, et ma nii harjunud sinu ütlemistega, et nad on nagu ma ka ei mäleta ausalt öeldes. Ma ei saa kõike kulda meelde jätta, mis minu suust tuleb. Ja siis ühesõnaga, ma jäin selle siniste silmade poissiga rääkima. Rääkisime juttu, siis tema sõber tuli veel ja siis me rääkisime nagu kuidagi kolmekesi, mis tegime mingit nalja, vaata ja siis sealt Genklubi eest meid aeti ka ära veel, siis me läksime ümber nurga ja siis kõik see elus aetakse ära nagu kodutud kassi. Kas sa saad jalaga visati ämbrit vette? Mind vaid terve see seltskond, meid oli palju, me lärmasime, vaata, kõik kuuled, et nagu mingi edasi, et me oleme kinni, et öörahu ja mis iganes. Me läksime ümber nurga ja siis kõik need advokaadid, et neil oli vist mingi ta mingi palkat, ühesõnaga tiimi mingi häng oli, vist nad ülejäänud kõik läksid nagu üles, siis me jäime kolmekesi olla ja siis me jäime nagu juttu rääkima ja siis me kuidagi nagu täiega vaibisime, et meist sai nagu kuldne trio, et me oleme nagu friends. Ja siis nagu mis sest, et me oleme kolmekesi rohkem näinud peale seda ka niimoodi. Aga siuke kuradi kuldne trio välja. Ei, nagu me lihtsalt oleme kuldne trio. Aga siis mina ja siis selle siniste silmade poisi sõber kuidagi nagu jäime nagu rääkima rohkem, vaata, meil oli nagu vaibisime, et siis, aga meil on kuldne trio ühesõnaga niuke, jah. Aga ei ole nagu, ta ei meeldi sulle in that way või? Ei, ta nagu cute. Aga nagu, ta on noor. Mul on nagu see, et ma nagu, aga ta ei ole nagu, ta on 25, vaata. It's a child. Aga ta on cute, jaa, aga nagu ma arvan, et ta pigem näeb nagu sõbrana, meil on nagu sõbra vibes just pigem, vaata. No jah. Kas teil seal 10. klassis rohkem sõpru vana peale sinu? Ära ole heiter, sa oled ise nii vana, lihtsalt ma olen jongen. Ma olen vana küll, jah. Aga ei, see mõttes, et temaga oli nagu fun ja see mõttes, et nagu lõbus ei rääkida ja või nagu, no ikka veid suhtleme niimoodi, oli. Et siis me tegimegi nalja just üks päev, et me peame nagu selle siniste silma, Roland on palju nimeks Roland, et peame Rolandi ka, et tema oli nagu, et kui mina ja siis Erki on, ma pean paremaks vahesin, mina Erki rääkisime, siis meil oli nagu see, et nagu see, noh, tegime nalja, tegi mingi Brigitte tegi nalja, tegi ka mingi õhtu lõpus, vaatas, ma hakkasin midagi naerma, ta ütles kuidagi nii õigel hetkel, mingi õige lause, ma isegi ei mäleta, mis see oli. Ja siis mis ma selle teisi, Roland seisis, ta ei saa mitte või aru, millest me räägime, et ta on niuke Eesti mees, kes nagu oli niuke cute, tõsine ja siis meil oli nagu vibes ja niimoodi. Banter ja siis see oligi niuke hea trio, et üks on nagu hoiab rahu, et aga ei, selles mõttes, et ma räägin, mul on Tartus alati nagu nii ja see oli see sama õhtu, kui sina läksid koju seda sööma. Süüki. Ja peale vist õhtut, vaata, ma läksin välja edasi, et selles mõttes, mul on Tartus alati nagu nii fun ja siis olime seal jõe ääres ja sorry, et mu jutt nii kaua, et sa aegutasin. Ma väsinult. Et Tartus on nagu nii fun times alati, et mul on nagu
sellel oli õigus see ämbripea oli, vaata, Norman. et jah, et Tartus on fun times, et ma olengi hea, aga tegelikult vaata, see ongi see, et ma läksin lambisse kuskil Ken-klubis, ma olen never käinud Tartus Ken-klubis, sain endale uued nagu sõbrad ja nägin selle advokaadi ka ära, mõtlesin, et I didn't miss much, vaata, et tal ei olnud see, vaata, et ma nagu mõtlesin ta palju lahedamaks enda peas, vaata. Ma mõtlesin, et ei, ta oli väga kena mees ka päriselus, aga nagu lihtsalt... Short king, ma kujutan ette mingi kurdi 1.50 siuke. ei, ma ei ole käbus, ma olen short king, no. Jäta aru. Sa oled nii brutal. Mul on nagu lihtsalt see, ma ei tohi nagu rääkida sulle, et kui mulle keegi meeldib, siis ma näiteks ei meeldi talle vastu, ta saab nii räägida nagu... Asja ees saab rääkida. Ei ole siin midagi, et ei meeldi, nutad ja meeldi. Kui sa sõimatad. Ja on elu armas sulle. Ma arvan, et see peaks keegi ei hulgegi... Ma arvan, et sina oled süüdi, et asja ei ole minus, et ma nagu nii ilus ja seksikas, et tahad minuga teitida. Aga nad kardavad siin. Et nad näiteks ei pese nõus ära juba. Logi postit. Eks see Kristina mingi värrid aga väiks s***niga ei vaata. Sa mingi ei tõuse ka. Viis prügikasti. Liiga illa veel. Impotent. Ema kukutas haiglas pea. Nüüd ei värdjas. Ma räägin, et tegelikult geenid on puudu. Ei, kromosoomid, mitte geenid. Geenid on puudu. Ei, see mõttes, et jah, et ühesõnaga, et selles on õigus. Me peame liikuma nagu, mitte nagu, et ei lähe alati kampusesse, vaata Tartus, käidki mujal või nagu, et kui sa Tallinnas ka, et ma olen kogu aeg see fucking fonoteegis, kui ka elab fonoteegis Steniga, nagu Merliga. Karl on ja. Nendega on alati nii fun, aga ma pean nagu liikuma. Fonoteegis on liiga noored inimesed. Aga ma hängingi ainult tavaliselt Elina on seal, Karl ja Sten, et ma olen nendega, vaata. Jaa, aga ongi, et ülejäänud on mingid tatid, no mida sa teed seal, vaata. Aga alati ei ole tegelikult, vaata. Ei või? T3-s üle tee, seal on tatid. Kas sa mitte Rikit ei näinud fonoteegis? Riki on tatt. Nägime T3-s nägime. Täpselt üle tee. Ta oli õiges kohas. Tattidega. Ja siis ma vedasin ta fonoteeki endaga kaasa. Ei, me Rikiga pestpeod alati, ma ootan su pulma juba. Maamust. Riki peab natuke ju tööd tegema, ta on operaator ikkagi. Aga noh. Video on udune, minuga fitsid. Aga mis selle kirja siis mõte oli? Mis kirja oli mõte? Kus on minu musu? Noh. Meie ei tea. Ken-klubis, teate. Mine vaata Ken-klubi ette, seisa seal, kuni kinni pannakse ja sind laiali pekstakse ja vaata, kuhu elu sind viib. Jah, aga mu lemmik on see, et mind tõmbavad jalgpallurid. Kõik haigem on see, et sa isegi tea vahepeal alguses, et nad on jalgpallurid. Ja see tuleb alati välja nagu mingi random hetkel. Ja siis ma olen mingi miks. Hakka kuskil mingi KF Kalev Cramo staadioni ees seisma või mis iganes. Ei, see oli naljakas, et siis pani puid see Tartus ühine sõber, kellega me Ken-klubisse läksime, siis ta ütles, et ta tegi nalja siis Jõgeva pallurile, tegi nalja seda, et kui teil järgmine kord mäng on, et vaatate siis platsi peal kaklema ei lähe Kristina pärast, kumbki ei taha mind tegelikult. Aga vaatate siin, vaitima ei hakka. Kakelda ikka võib ju. Kakelda ikka võib. Muidu sõiman edasi. See oleks nii funny, kui neil oleks mäng, siis ma oleks vaatama. Kelle poolt olla? Võtan 2 lippu kaasa, love you poolt. Võitja poolt. Minu musid. Ja siis vastus ongi, kus minu musid on? Staadionil. Staadionil, jah. Kristjana musi on kindlasti kuskil staadionil praegu. Väljakul. Ma loodan, et mitte keskkooli kekatunni väljakul, aga Kristjana puhul you never know. Ma ütlen paari aasta pärast, Kristjan, kui sa jätkad neid noorte meeste piidlemist, paari aasta pärast ma teen ise sinust mingi sass-seino paljastamise loo. Aga miks Evelin Võigemast võib endast 16 aastat noorema mehe võtta? Tal on 16, issa, miks ma nii rasvane olen? Mis mu näos on? Äkki see pekk, mida sa näos, siis sa oled vitsutanud terve podcast. Oi, kus see pekk tuli? Oota, aga Evelin Võigemastil on 16 aastat noorem mees. Okei, see on nagu, see ei ole üldse shade. Kuulake nüüd, see ei ole üldse shade. Aga need on minust väga, Joonas on väga cute mees ja nad on väga cute couple. Aga no neil on vist mingi 14-16, mingi selline vahe. Ja siis Marjan oli meelelavad soovinud, ta oli nii plämmis. Okei, ta on nii plämmis, aga ta oli ka ikkagi kesamärjukest tarbinud. Ja siis ta arvas, et Evelin on oma pojaga.
Kas sa saad aru, et ma praegu vaatasin seda pilti, mõtlesin ka, et okei, ma panin otsin, kus see mees, aga tuleb ainult pojaga pilt, aga see ongi ta mees. Siis nagu Mariann arvas, et on pojaga ja siis suudlesid mingi hetke, siis Mariann sai südamerahvatus. Ta oli mingi mida vittu. Ma olin mingi, ei, see on ta mees, nad on ülikaua koos olnud, vaata. Ülikaua koos olnud. Või no mingi mitu aastat ikka, nad käisid nende seal. Esimest korda koos avalikkuse ees, oota ma Roosi aias. Äkki 2023 või presidendi vastuvõtul. Jah, mu pea nagu prügikast. Kus sa tead, ta tõepoolest ja... Mul on, ma räägin, mu pea on nagu prügikast. Vanas Evelin ise on siis? 43 oli ta 2 aastat tagasi. 45 midagi 6, jah. Jah, ja mees oli 29. Okei, nüüd ta on siis 31 või... Isegi mina ei vaataks 31 aastast meest, see on ikka tatt ju, vabandust. Mina oma 25 aastastega. Jah. Aga nagu, tead, ma ütlen ka see Tinderis nagu, võib-olla need mehed valetavad oma vanust, aga mõned 30 aastased, nad näevad välja nagu 45 ja I cannot do it nagu. Ei, selles suhtes Evelin Võigemast näeb ise ka hästi noor välja. Ja ei, nad on nii cute couple. Aga nagu ta... Ma ei tea, kas ta ise tunneb seda, et ta liiguks nagu pojaga ringi või et kas põhivõõras inimene vaatab neid ja mõtleb, nii armas tuli emaga poodi, vaata ja siis tatti kuskil. Aga sa ei pea nüüd homme blogipostitust tegema Evelinist. Ma ei teegi, aga usu mind küll Delfi pärast ise teeb. Mallukas jälle kiusas kedagi, seekord Evelin Võigemasti. Mina ütlen kohe ära, ma ei kiusa kedagi. Minu enda eelistus on see, et mulle ei meeldi üldse nooremad mehed. Ma ei tea, mul tuleb ka siuke tatt, vaata, mis tahad. Me rääkisime Elinaga just üks päev. Me ütles ka, et kui tegin need praegused 25-sed, nad on nagu sellised, ma nagu suutsin üks päev mingi aeg ühe nagu, see oli vist 34 see mees ja siis lihtsalt see jutt oli nagu, ma olin nii cringe ja ma ei suutnud kuulata. Ja siis ma ütlen nagu, et 25 alati parem jutuga, aga mõni on selline, et ta juba nagu räägib väga normaal, nagu ütleme, et ma olen ikkagi 26 niisugune väga miinimum. Aga lihtsalt nagu mõni on nagu lihtsalt see on nagu väga tore vestelda ja näiteks see 34 aastane oli selline näiteks, et ma ei vastanud talle terve päevast, et see oligi vist mingi ülemine nädal, meil oli vestlusõhtu, meil oli kiire ja ma olin Tartus ja terve nädalatus ja siis ta oli mingi, et ma ei vastanud talle mingi eriti vaikseks, sa tead, ma mingi, sorry, et ma olen nagu mega kiire, siis ta oli mingi, ei no nüüd tuleb sul ikka vitsa anda. Ma olen mingi, okei. Nii, siis ma olin mingi, ma olin mingi, okei, natuke läheb ja siis ma järgmine päev ka nagu, no ma olingi Tartus, ma ei vaata emmaga ja ma ei tahtnud vaata telos olla ja ma tahtsin talle nagu fun kuradi David Kristina teha ja pidu ja mis iganes, et mul oli telos teemal niimoodi, et ja siis ta järgmine päev on, ei no siin tuleb ikka üle põlve panna, siis ma mingi ma ütlesin ka, et see nagu eriti mingi füüsilise vägivalla austajast, ta mingi, et ta üritas nagu, et ongi nagu mingi vitsa saamise mingi nagu selline weird tekst ja siis ma olingi mingi, et ei, ja siis selle 25-aastase, kellega ma rääkisin, siis meil on nagu mingi, teeme mingit nalja ja nagu vestlus on nagu palju chillim ja nagu toredam ja kuidagi, et ei ole. See oleneb inimesest ju mitte vanusest, selles suhtes, et Märten on 39 on ju, issand 39, nii vana. Aga nagu Märten ei aja, mingi tuleb üle põlve panna, aga see vitsa. Ta ei tahtnud sinuga pornotki vaatama tulla. Märten jah? Jah. Aga ei, no ma räägingi, et selles mõttes, ma ei tea, kas see pluss või miinus. Ma pigem nagu, et vanust jälgin ka, aga nagu ikkagi pigem seda, et okei, toob 34, aga siis tahab mulle mind üle põlve panna kogu aeg ja vitsa andest ma ei vastutada terve, siis ma pigem räägin selle 25-aastasega, kes teeb nalja ja pigem tahab muga mingi discgolfi mängima minna. Ei, seda muidugi selles suhtes, et peaasi, et on keegi, kellega nagu lõbus on juttu rääkida, kes on nagu tore on ja noh, ütleme, et päris kuradi 18 ka ei ole, see on ka kringel. Ja ei, see on nagu, noh, et see mõttes, ega ma mingi pervert pole, vaata. Ja 25 on nagu, ja vaata on 25 ja 25 on vahe, et mõni näeb nagu 25 ja näeb välja nagu 18, see on ka nagu kindel ei, aga mõni on 25 ja näeb juba 29 välja. Mina arvan, et sulle sobiks just siuke 45 härrasmees, siuke nagu tead nagu härrasmees, mitte nagu mingi kotis pükstega, mingi joo, lähme fonoteeki, vaid nagu härrasmees, kes on siuke pullivend, nagu James Bond, vaata, kujutad ette, paneb oma pintsaku selga, viib su dinnerile, paneb su tooli jalad kokku, kokkab ja pakub sulle punast veini ja siis annab pitsa. Ja siis, no ikkagi, kui ma olen suhtesse, double dates are in nagu kuradi table, et me lähme double date'ile. Ja siis ta on hästi viisakas ja tore. Ja siis ta on meie, tere, vaata, kes see täissitud on. Et nagu selles mõttes... Ei, aga ta on siuke hästi viisakas ja tore, aga talle meeldivad need sitanalja, et ta on podcasti top 1 fänn ja
ta hoiab sind hellalt. Okei, jaa, see on nagu selle mehe ma leian kindlalt siit Eestist. No kuskil nad ju on. Välismaalt oleks veel hullem. See on ju ruumialaselt on nagu nii suur pindala, kust otsida Eestist on nagu väiksem. Ei, aga mina ütlesin ka, ma tahan kindlasti Eesti mees. Ma lihtsalt nagu, et mitte Eesti meest, vaid meest, kes räägib eesti keelt. Ja mina ka. See on lihtsalt Mulle nagu... meeldiks ennast vabalt tunda ja rääkida nagu oma emakeeles. See on nagu, ja see ongi see, et näiteks vahepeal ma näen, olen Tinderis näinud nagu mingi üliilus mees on mulle super like'i pannud. No ütleme, et elab Eestis, aga välismaal on väga ilus mees. Ma ei viitsi. Ja ei, ma ka ei viitsiks. Ja mul lihtsalt ongi, et vaatad nagu, oi, kus eesti keelt räägiks nagu come and get me, aga nagu... Siis sobiks küll see üle põlve panemine ja väike vitsi saamine. Okei, selles suhtes, ma ei tea, me oleme lihtsalt minust nüüd rääkinud viimasest 20 minti. Ja Evelin Võigemastist. Ja Evelin Võigemastist, aga ma ei teagi, aga no me tegelikult vist jõudsime veits kirju ka võtta 4. No ma võin viimase võtta, see on lühike kiri. No võtta. Te olete nii lahedad ja tore on teid kuulata. Mõtlesin, et tagan ka oma väikse loo. Olin välismaa ülikoolis, kui tutvusin ühe toreda Taani kutiga. Hakkasime semmima ja kuigi me mõlemad olime vaesed tudengid, tahtis ta mulle alati midagi kinkida, lillekesi või midagi muud armsat. Ütlesin talle, et ausalt pole vaja, aga tema arvast ikkagi peab midagi olema. Nii hakkas ta mulle iga kord kohtades tooma tänavakive. Jah, päris kive tänavalt. Mis asja? Ja üks oli omamoodi, aga vahest oli ka killustiku-kive ja nii edasi. Aga suurim hetk tuli jõulude ajal. Esimesed jõulud koos. Tema kink oli ilusas karbis seotud suure punase lindiga. Olin tal ostnud Lego. Olin tal ostnud Lego, mida ta oli ammu tahtnud. Tema kink oli ilusas karbis seotud suure punase lindiga, ootusärevus sees. Kui selle avasin, oli sees kivi. Peo suurune tänavakivi, mõned oli 3D prinditud alusele teinud. Ta kulutas ööpäev, et printida kivile alust ja ma suutsin kuidagi teha näo, et see on maailma kõige erilisem kink. See oli hetk, kus ma saan aru, et ma oskan päris hästi valetada. Ta jäigi uskuma, et see on parim kink, mida ma kunagi soovinud olen. Üsna pea läksid meie teed lahku, mitte kivide pärast, aga need kivid jõudsid minuga koos Eestisse ja nüüd seisavad nad mu kapil. Käisin teda Alexelast ka kuulamas koos sajandi migreeni valuga, sest minemata ei saanud ka jätta, väga vinge oli, aitäh. What the fuck, ma ei tea, kui keegi mulle kivi tooks. Sa tead, et su elu ongi see, et sa saad kive terve elu lihtsalt. Et okei, ma saaksin aru, et ühe korra, et ala mees on mingi, mäletad, kui me käisime seal rannas, et sellest korrast mul on see kivi. No okei, ma ei tea, viskad sahtlisse davai, on ju. Mida ma killustikuga teen? Kruusaka maa loopima, talvel hea maja ette, vaata. Mida ma teen nende kividega? See üks hull tiktoker, vaata, kes meid ka vahepeal vihkas ja tegi maha meid. Siis ta ütles, et kuskilt oli mingi, et killustiku saab tasuta, kui vahele ei jää. Ehk siis, et kui sa varastad, vaata. Loositädi või? Ma ei tahtnud ta nime öelda, sest see hakkab jälle kuradi huugama seal netis, ma ei viitsi, vaata. Räägib, et divorced kuradi loll libu, vaata. Aga ta ütles, et kuidas sa ei saa hakkama kuradi lollakas, et ma olen sinust noorem, ma ei ole isegi lahutatud ja sina ei oska meest hoida. Ela meie vanuseni, siis vaatame. Ma ei kujuta ette, kes seda mees on. Kas ta on näidanud ka kunagi või? Ei julge näidanud. Ma arvan for a reason. Et nii ilus, ma mõtlen. Keegi napsab ära muidu. Kui näitad. Ei tasu uhkustada ja tasu oma ilu, ja miks sa uhkustad siis oma ilusa mehega kogu aeg? Just. Aga anname kirju siis ja paneme plagama. See on Märten saatis arve mulle. Juba skämmib mind. Hakkab pihta. Nõuab nii palju raha. Mille eest? Kes see Märten üldse on? Kas ta küsis su seda dokumendi koopiat ka või? Ei, ta küsis, et mis see PIN 1, PIN 2. Andsid või? Ja. Okay. Ma ei usu, et ta skämmiks. Ai, see teeb selle. Aga saada dokumendi number ka ja see pilt. Eesti tagant. Davai. No nii, anname auhinnad ära. Anname järjest siit samast. Seksipohuistidele. Tinderi oota. Oota, mis asja? Mida? Tinderi kogemus mehena on ju esimene, mitte seksipohuist. Ei ole? Oota, aga miks ma ei näe seda? Ma ei tea, pime. Loll, jah, sorry, ma olin alla poole kerinud. Nii, seksipohuistid, peninuki. Seksita suhe, no ma arvan, et talle sobib ulakas ka auditor ideaalselt, et äkki leiate naisega midagi sinna, mis võib rõõmu teile pakkuda. Ja kui ei, siis võta endale elektrine taskutus. Ma ei tea, kas sa kingikaardi või saad, no ulakas näeb, et see mehele, siis ta saadab sulle prooli mingi taskutussu. Sest et see Ott sai ka taskutussi. Ja
ta sai Prisma, ta on meile 2 kirja saatnud, see rääkis, et sai Prismast kõrvaklapid ja siis sai ulakas ütles, et nüüd ta läheb Prisma parklasse, pane kõrvaklapid pähe, hakkab seda taskutussut kasutama, et saaks meil uue hea kirja veel. See oleks ülihea. Jah. Nii, siis Tinderi kogemus mehena. Anname talle. Anname Magda, no äkki... Meestel on ka Magda stuff. Magdas on tõesti. Kõigile. Marcella anname salajane salajuttude kuulaja, see, kes meid öösiti kuulab mehega. Nii, Marcella. Teete niimoodi, et mehega maskib pähe ja? Või õli pähe tähendab? Jah, siis Northern Beauty kivikorjast poissõber. Nii, Northern Beauty. Ja siis kus on minu musu, anname talle siis selle piletid show'le. Jah. Äkki leiad sealt oma musu? Tead, mis see? Ja, et siis teedki, panete Tinderi peosse, paned, et mul on üks lisapilet. Missi võistlust? Jah, tule ole minu date. Mu Tinderi peo oli vahepeal, et otsin kaasast pulma kaasas, et kui mingi see, et kui oled norm, siis on võimalus saada mu pulma kaasaseks. Ja siis ülipaljud tahtsid tulla küll, aga siis nagu ma räägin, et mul ei ole nagu probleemi, et mingi mees ei taha mindagi. Nagu mingi aeg suhten, kõik on nagu nii mõttetud. Jaa. Sa ei ole seda õiget veel leidnud. Jah, võtta, mis oli siis, minu musu oli Miss Baltic. Jah. Et pane, et sa saad, et sul on lisapilet ja et otsid endale. Ja see, kui juba, siis juba anname talle sinu keha. Jah. Jah. Ja nii ongi. Nii palju mehi. Nii palju mehi, jah. Ja mehed võivad ka käia väga hästi seal, minust käivadki. Ükskord oli üks, tundus nagu ärimehe type. No, neil ka aeg on raha, vaata. Ja kiirelt 20 minta trenn ära ja. No? Mis sa teed? Ma otsin, et Kairet ja Aia Ilu saatis kutsus oma sünnipäevale. Lähme või? 4. Sa ostad reisil juba? Olen reisil, jah. Honeymoonile. Kahjuks. Honeymoonile. Ma sinna ei jäta minemata. Savi samas ju. Savi, jah. Jah, saab mett kodus ka teha. Aga kuulge, oli tore episood jälle. Tore, et nii palju mehi kirjutas. Jah, mehed kirjutage veel ja naised. Minust oli väga huvitav episood nende meestega. Vahepeal on tore nagu seda meeste inputi ka saada. Et ma tõesti ei teadnud näiteks, et süke asi on olemas, et mehed ei saa pauku lahti. Huvitav. Jah, ma teadsin, et pigem on nagu see, et ei tõuse. Jah, eriti kui tupsu oled teinud. Jah. Või kui su naine kannab mingi kaelakeed, mis on su eksi kingitud. Kohe. Või tema eksi kingitud. Lodev nagu. Aga ei selles suhtes, et jah, et hästi tore nagu meeste seda poolt saada teada. Nii et see on väga äge. Kirjutage kindlasti veel, et vaata paljud ütlesid ka, et te räägite nii palju naiste nagu poolelt, et aga nüüd me saimegi jälle meeste poolelt rääkida. Tore on teie nagu siseelu ka teada või hingeelu. Me tahame teada teie siseelu. Me tahame teada, kuidas teie organid töötavad. Jah, et mis krõmpskondid teil, kus on. Kõik loetlegi ette. Jah, aga kuulge, olge tublid ja näeme juba järgmisel nädalal. Love you, bye!